go! Let's go! 5. episood. Ja podcastiks on ikka salajutud. Salajutud, Mallu ja Kristina. Need me oleme. Rääkides kohe podcastidest, siis meie konkurent, sinu suur top 1 podcast ju lõpetas tegevuse. Ma tean ja ma olen šokeeritud. Me nägime seda postitust ja me olime, et et mis juhtus, et nagu, need ei olnud konkurent, need olid meie kolleegid, armsad kolleegid. Kolleegid, ütleme nii. Lõpetasid Lambis podcasti ja sa ütlesid, et kui viimast kuulasid, siis seal on isegi aru saada, et see viimane episood on. Ei olnud. Tähendab, nad olid pannud episoodi pealkirjaks nagu käpsiga viimane episood. Ja siis ma nagu kuulasin, mõtlesin, et nüüd siit tuleb nagu põhjus, sest vaata, nad ei tundu mingid sellised draama või sellised kossi. Nagu chill, rahulikud, sõbralikud tüdrukud. Ma mõtlesin, et võib-olla viitsi enam või äkki on mingi uued projektid midagi. Aga seal podcastis nad veel midagi ütlesid, et meil saladused hakkavad otsa saama, et saadki juurde. Ehk siis selle hetkel, kui nad seda salvestasid, nad ei pidanud arvama, et see on nende viimane episood. Muidu sa ütleks, et saadki juurde. Ja siis ma mõtlesin, et oh my god, I need to go, aga ma ei julge küsida. No, aga samas siin podcastis julgen rääkida. Siis ma saatsin Märtini tütregi küsima. Päriselt? No jah, ta kuulab ka seda podcasti. Aga ta ütles, et nad lihtsalt ütlesid, et tundsid, et on õige aeg. Võib-olla äkki mingi siis must kass jooksis nende vahelt läbi või et kui niimoodi Lambist lõpetad või lihtsalt said äkki aru, et ei ole aega või viitsimist või tahtmist või? Ma lihtsalt mõtlen, et kui mina ikka otsin seda kossi, aga ma mõtlen lihtsalt, et kui me otsustaks ühel päeval, et ei tee rohkem, mida will not ever happen, aga kui otsustaks, siis me ju teeks ikkagi viimase grandioosse episoodi, kus me räägiksime, et kui ei ole mingit tüli, siis räägiksime, et umbes näiteks. Aga kui tüli oleks, me peaks ikka tulemast, et see on väga hea episood, vaata. See on break the bank, aga me ütlesime ka, et me lubasime ju rahvale, me lubasustest kinni, et meie podcast lõpeb ainult siis, kui keegi meist sureb. Jah, samas ma lubasin ükskord sama asja Kardole ka, kui ma tega abiellusin. Ei, et see ikka mõtlesime, mis juhtus, aga edu tüdrukud ja kõrget lendu. Aga nüüd me saame lõpuks ometi nende selle nädala kõrge tipphetke arutult rotti lasta. Jah, sest et nagunii te ei tee seda enam. Jah, aga räägis enda nädala kõrghetkest ja madalhetkest. No super. Kõrghetk. Ma ei tea isegi, kas öelda, et see, et ma reisil käisin, oli kõrghetk, sest et ma ostsin selle reisi niimoodi, et mul oli nagu väga suur pohmell, Kertu ja Margus olid külas käinud. Mul oli nii paha olla, nii külm oli, õues oli nii külm ja ma olin vist natuke rohkem purjus isegi kui pohmellis. Ja siis tuli nagu äkki hea mõte, et lähme kuradi reisile ja siis leidsime reisi. Ma ei osanud päevigi lugeda, ma arvasin, ma tulen eile tagasi. See venis nagu tatt, nagu see, selles suhtes, et seal on soe, Türgis päike paistab, aga see hotell ei olnud nagu riksas. No jah, see ei olnud riksas. Et selles suhtes ta ei olnud nagu kohutav ega midagi, ta oli täiesti okei, täiesti fine. Aga ma ei tea, kas ma olen niimoodi ennast ära hellitanud kuidagi selle riksusega, et kuidagi nagu alla selle ei taha enam. Vaata muidu, selles on küll, et tuba tegelikult laias laastus on, mis ta on, aga sööki tahaks nagu normaalselt. Et nälga jäänud, aga tõesti midagi nagu plaksutada seal ei olnud, Aga õnneks me võtsime seekord ainult nagu Mari ja Pellu kaasa, kes on 13 ja 11 ja siis Marta. Et nendega nagu suurt probleemi olnud, et Marta ujus hommikul 9 õhtul 6 non-stop. Ja teised elasid oma elu, et chill oli, jah. Aga kui me räägin natuke oma miinusküljes, siis ma mõtlesin, et ma pole see reis, mis kestis siis nädal aega, ma pole vist elu sees kellegagi nii palju konflikti sattunud kui selle ühe reisi jooksul. Reisi alguses oli minu meelest elu 24. Miks ma nendega sattusin üldse biifi? Äkki nad olid mingi vastake kohe. Vastake kohe, et kirjutavad esiteks elu 24, ma blokkisin nad igalt poolt ära, sest et kui te tahate minuga rääkida, saatke e-maili, et nad läksid nii nahaalseks, kui Instagrami DM-i ja see mingi vastake kohe. Mul on Instas nad ammu ära blokitud, aga see tuli meilile mulle. Saatsid meile salajuttude e-mailile ka, aga Instas nad alguses ei olnud ja siis nad saadavad sinna DM-i, et esiteks, kes te olete oma arust, vastake kohe. Ma käin nii ma oleks vist pidanud alustama, et mitte siis elu 24-ga alanud see konflikt otseselt, vaid tegelikult see algas meie eelmise episoodi, kus tuli jutuks Kermo Mölder või Kerto Mölder. Vahet ei ole ta nimi ausalt, ta on nagu mõttetu inimene, et võib öelda Kermo.
ma ütlen ausalt, ma päriselt ei tea, mis Gerdo on ju. Et Gerdo ja Diana said pahaseks meie eelmise episoodi peale. Ma saan selles suhtes aru, miks Gerdo pahaseks läks, sest et noh, et talle nagu, et kui me ütlesime, et Dianast on nagu kahju, vaata, et tundub, et midagi on off seal, siis nii-öelda ta võttis ennast nagu seda solvanguna või rünnakuna, et umbes, et me ei ole midagi teinud ja hakkas, sorry, aga see, et hakkas seal mingi ütlete, et Diana vaatab tühja pilguga, tal eelmine abikaasa või eluarmastus sai surma, on ju. Esiteks, vabandust väga, mina ei tea tema eraelust nii palju, ma ei tea, kas tal eluarmastus sai, kas see juhtus mingi üleeile või miks see nagu praegu TikTokis tühja pilguga passid, et sorry, ma ei saa aru, aga see ei olegi laias lastusega meie asi. Meie istume siin oma podcastis, me tahame lihtsalt juttu ajada, räägime teemadel, nagu eelmine kord oli TikTok, see on avalik info ju, avalikud videod on igal pool ja minu jaoks näiteks selle Gerdoga, et okei, tema läks närvi, no ma ütlesingi, ta läkski närvi, et ma ütlesin, ma vihkan teda ja siis ta seal räntis ja üks päev kirjutas pika Facebooki postituse, me kumbki ei reageerinud, teine päev, siis hakkas fat shame'ima mind, et muumid on, et mina sõin need muumid ära, et sellepärast need kadunud ongi, aga tead, vaata, et ma pean ütlema, see on päris ei, ma naarsin. Päris originaal. Ei, ma naarsin, ma olin mingi okei, et seal need muumid ongi, aga vaata, minu jaoks at this point, et vaata, ma olen peas, ma mitte peas, vaid ma olen skinny legend, et te võite mind fat shame'ida, et ma ise tunnen enda kehas väga hästi. Mart on teinud suurepärast tööd ja ma ise ka, et nagu selles mõttes enne, kui ma üldse opile läksin, ma võtsin ju 16-17 kilo alla, et ma olen nagu aastatega vaeva näinud, et jah, ma ei ole võib-olla XS suuruses, aga ma olen väga okei, et kui sa tunned, et sa fat shame'id teeb sulle parema tunde, no go ahead, ma arvan, et see Germo tundub, jällegist ei teada isiklikult, aga tundub seda tüüpi inimene, et ta fat shame'iks ükskõik millist naist, kellega ta konflikti satuks, nii et selles suhtes erilist vahet ei ole. Ma mõtlesingi, Kalja, kas sa nagu peeglis oled vaadanud, et me ise ka nüüd siin XS pole, et kui see siin tuleb mind paksuks seimama, et minu arust, et võib-olla isegi minul läks natuke väiksem pluus selga, kus hokuk on ju, aga it is what it is. Ja siis, aga minu jaoks oligi see, et mina vähemalt rääkisin seda, et minu jaoks Diana Glast on Eesti ikkagi tuntud näitleja, ma väiksena fännasin. Me ei rääkinud tema kohta midagi sellest solva peale, sellega avaldasime muret, et miks ta nokib oma nina ja sööb oma tatti TikTokis. Et ma arvan, et meil on nagu õigus olla avaldada arvamust, et kui inimene sööb TikToki laivis oma ninakolle ja siis Gerdo teeb laivi Kajaga, siis selle Linkmaniga teevad laivi, see Diana istub taga, sööb ninakolle, Kaja on purju seal allab ja võib-olla ta oli kaine sel hetkel, aga et ühesõnaga, et siis sellised videod levivad siis Diana Glassist, kes on meie armastatud näitleja, sest et Gerdo topib teda laividesse, et kui tal ongi, ta ütles, et ta sööb mingid ravimeid, et äkki siis ei topi teda kuskile TikToki laividesse teiste mingi TikToki joodikutega, et laseme tal nagu äkki siis olla ja leinata, kui tal on suur lein praegu, et ma ei tea, et see oli minu, et nagu Gerdo ja siis ta hullult üritab mind rünnata, et nagu see ei õnnestunud veel väga hästi, sest me reageeri sellele. Nagu ei kotti selles mõttes, et mis see Gerdo arvab, et nagu mul ka, läksin laupäeval välja, siis kõik mu sõbrad, et 1000 nuga selga, et nagu kõik pigem naeravad Gerdo üle. No seal mingid memmed kommentaariumis olid, et tema poolt. Nüüd ma saan aru, miks mul läheb sassi Germo ja Gerdo. Üks on mingi Germo Murel ja Gerdo Mölder, need on kaks erinevat inimest, okei. Ja Germo Murel ja Gerdo Mölder. Ma mõtlesin, miks vahepeal on Germo ja vahepeal on Gerdo, aga need on kaks erinevat inimest, jah. Et selles suhtes, jah, et niuke Gerdo, mul läheb ka nüüd sassi sinu pärast, et Gerdo tõesti nagu, ma ei tea, chilli veits ja mine ole oma 1000 tead, ma arvan, et tal on tegelikult tal on raamatu promo vaja teha, et tegelikult muud ju ei taha. Nii et ostke seda raamatut 1000 nuga selga. Täpselt. Ja minu meelest see isegi tasuta CD kaasa, kui ostad. Võib-olla ma teen praegu vale reklaami, aga mul on nagu kuidagi, keegi ütles mulle, siis ma mäletan ennast vastamas, et aga kellel tänapäeval oleks kuskil mängida see. Mõndades autodes äkki midagi. Aga ühesõnaga jah, et sa ei pea nüüd Gerdo Facebooki pikki postitusi tegema, et meid sõimata, et näeb promo, ostke 1000 nuga selga. Katrin Lust tegi ka hea arvustuse selle kohta, et palun, et jah. Järelikult on hitt. Hitt, jah. Minu raamat unustage täiesti ära. Fuck that shit. Uus hitt on 1000 nuga. Lähme järgmise draama juurde. Meil on õnneks, vaata, me tegime nüüd pool tundi, on meil pikem podcast. Saame nüüd... Me ei pea ühtegi kirja lugema. Kui me ei taha. Elu 24. Lemmik siis, mis nad siis tegid, et
kirjutasid meie sponsoritele. Ja tuleb välja, et see ei olnud mitte esimene kord. 2 korda on vaid kirjutatud. on ka 2 korda kirjutanud meie sponsoritele, et issand. Esimene oli siis see, et kui ma nägin unes, et üks influencer hüppas aknast alla ja ma ütlesin musta peaga ja siis sa küsid, kes siis, ma ütlesin see Saikar ja üks inimene tundis väga puudutatuna ennast sellest, kes siis töötab Elu24. Aga ma arvan, et tegelikult tundis puudutatuna ennast see teine ka, kes Brigittele pärast kirjutas. Nii et ma arvan, et musta peaga inimesed lihtsalt tundsid puudutatuna ühesõnaga ja siis see ajakirjanik, ühesõnaga, kes siis tundis ennast puudutatuna, hakkas meie siis sponsoritele kirjutama, et näed, Kristina ütles umbes niimoodi, et kas see on taunitav ja niimoodi ja siis meie sponsorid kirjutasid meile, et see oli unenägu, et mida ta nagu esiteks täiesti nagu suvaline, et noh, et see, kes siis puudutatuna tundis, kirjutas kohe artikli, et oh my god, et nagu, et see vist oli minu kohta ja et isegi kui see on minu kohta, et see on hästi haige, see oli unenägu. Ma nägin täna öösel unes, et ma võtsin bingoga, kus nüüd artiklid on? Kristina ja elu peal. Kristina ja miljonär Kristinast ta nägi unes, et nagu chillime veits ja ma ütlesingi seal unes, et ma ju tundsin, et nagu, et see oli nii haige unenägu, et see oli kuidagi nii reaalne ja ma tundsin nii halvasti ennast ja siis ta mingi draama oli tehtud. No, nobody cares. Sponsorid ka mingit täiesti suva, on ju. Siis järgmine nädal oli, et me rääkisime Rastadest ja Gerdo Möldrist ja siis aga nad saatsid, näe, vaata, kuidas nad Gerdo Möldrist kirjutasid. Sellepärast Gerdo Mölder on tundub, et selle Katrin Lusti mingi võtmehoidja või midagi neil seal, pestikad, whatever. Võtmehoidja. Paneb võtmeotsa ja tasku endale. No tundub nii. Ja siis hakkasid, et vaata, kuidas Gerdo Möldri kohta kirjutas, et mis te arvate, jälle meie sponsorid, et mingi, miks nad mind rahule jätta, et üks oli see, et me meelega ei võtnud vastu, et nad helistasid ja kirjutasid ja nad olid mingi, mida te tahate, et nagu tõesti, et nagu keegi ei vastandki neile lõpuks. Vist ei vastanud, nad saatsid meile, olid mingi tõesti haige, et kõik meie sponsorid, nad olid mingi, mida te tahate, et nagu tõesti, et ma saan aru, kui me oleks olnud selline, meie podcast on selline, et me räägime lilledest ja elu on ilus ja siis järsku on draama. Ma saaks veel siis aru, et sa oleks tõesti kedagi aknast alla lükanud ja siis rääkinud podcastis, tead, funny joke juhtus nädalavahetusel. It was a fucking dream. See oli unenägu tõesti. Et nagu see on kuidagi, et see Elu24, et ja siis Lust hakkas meie salajutud Instat followma, blokkisin ära, ma ütlesin, ei tead, ma olin mingi jätta rahule, nagu saatke email, kui teil midagi on, et ja mulle meeldib, et nad vahepeal olid mingi, et sa oled emadepäev on tulemas, et kas saadad endast ja Kelanist mingi nunnu pildi ja räägid, kuidas on emadus. Ei, teile ma ei räägi mitte sittagi, et nagu käige ja ma ei saada teile midagi. Sorry, et ma ropendan nii palju, aga... Minult ei küsinud keegi midagi, nii et it's fine. Ja ma olen mingi, et praegu shoutout õhtul, ja nüüd salajuttude näiteks Alexelale ka on näiteks Õhtuleht ja Kroonika, olete väga oodatud, saate pressipääsmed. Elu24, võite jälle ukse tagant pildistada ja öelda, et meie üritus on mõttetu. Tool on kõva. Jah, tool on kõva ja üritus on mõttetu. Et võite seda siis ukse tagant teha, sest et nagu häid suhteid, nagu ma ei ütlegi, et nagu et te peate ainult meist head kirjutama ja et umbes see, et aga nagu see ei ole heade suhete hoidmine ja ma ei tea, mis Lustil juhtus, et ma ju töötasin Elu24, meil oli kõik väga hästi, ta muudkui kiitised, kõik on nii äge, kõik on nii tore ja järsku käis mingi klõps, täiesti null koha pealt ja siis ma kirjutasin talle ka, et mis juhtus, et me ju saame väga hästi läbi, siis ta mul ei ole vastu midagi, kõik on chill. Tund aega hiljem Kroonikas suur expose artikkel, kuidas mina olen nii halb ja sina oled nii halb ja kõik teeme liiga talle. Siis me just rääkisime Instagram DM-is tund aega tagasi. Nagu, what is this? Ja tegelikult Lust ka nagu, et ma ei tea, et ma olin ta nii-öelda alluv, kuigi ma tegin arveid, on ju, et tegelikult ta ei ole väga eetiline ülemus, et näiteks ta rääkis, me olime tema kontoris ja ta rääkis mulle mingi teistest töökaaslastest mingeid asju, mida nagu tegelikult ta ei oleks tohtinud rääkida, et see ei ole eetiline, et tema kui ülemus sai mingit näiteks kellegi meditsiinilist infot, on ju, ja rääkis mulle, et see ei olnud minu asi, et ühesõnaga, et mina ei ole seda edasi käinud rääkimas, kuidas ta nagu teeb väga ebaeetilisi asju ülemusena, et selles mõttes, et äkki chillite seal Elu24 ja rahunege maha. Ja siis see Natalia oli veel tegi story üks päev. Ma ei saa aru, et mis Kristinal minu vastu on. Et ma ei ole talle midagi teinud ja et siis ta räägib minust podcastis. Reaalselt ma ei saa aru, miks ennast puudutatuna tundsid chilli veits peale sinu. See Natalia ei ole isegi influencer ju.
minu arust ka. Lihtsalt ise hakanud Elu24 reporter, kellel on mingi 3 koostööd olnud, ta ei ole ju influencer. Minu arust ka, et nagu miks sa nii puudutatuna tundsid. See on umbes sama hea, et sa räägiksid kellegile, et ma tean ühte neurokirurgi, siis ma olen mingi, Kristina minust rääkisid. Ja käid ja räägid sitta minust siin, et sa nägid unes mind, et mis sul viga on. Ja siis ma võin nagu Nataljale meelde tuletada, et nagu jah, ma tõesti, et ma nagu ta ei ole mul lemmik inimene, aga nagu ma ei mõtle ta peale elus, et lihtsalt ma sain mingi teada, et ta käis mul on nagu see, et kui mu close friends lekkis Klatteni lustile, siis see oli Natalja ju, et tema ju see oli minu sõbranna kontot, küsis, et kuule, ma tahan Brigittat käest talkimas, et ma olen ajakirjanik, et mul on vaja umbes sealt, et Brigitta on mind ära blokkinud, et anna mulle palun enda konto ligipääsud, et ma saaksin Brigittat stalkida, et ma saan artikleid teha, mis on nagu ajakirjanikuna väga nagu ebaeetiline või no ma ei tea, et sul on vaja kellegi teise konto, okei, whatever. Ja siis, aga see tüdruk oli minu close friends'is ja siis sa sealt screen record'id ja saadad lustile ja siis saad mingi, miks Kristina ei salli mind? Ja siis me saime seda nii kogemata teada ka, et tema oli see, kes siis käis, sest et mu sõbranna oli mingi, et Nataljal on jah mu ligipääsud, et ta käib seal ja siis ma olin mingi, et Kalla, et sa mu close friends'is ja sealt meil tuli välja ja siis ta viskas ta sealt välja. Subscriberitele mingi aeg rääkisin, viskasin ta või sõbranna ütles, et issand, et nii haige, et ta oli nii nagu halb minu ees ka. Ja ma ütlesin, ei, ma ei ole sinu peale kuri, et sina ei ole süüdi. Või noh, et sa ei teadnud, et ta ju sellist asju teeb, et sa arvasid, et ta käib ainult Brigittat seal salkimas või mis iganes on, et artikleid teha. Ja siis oligi nagu see, et mu sõbranna viskas ta välja sealt kontost ja hommikul kohal mingi, miks mul ligipääsu ei ole, miks ma ei saa enam vaata? Selle kuradi Natalja, siis ta kirjutas mulle ka just alles hiljaaegu. Nii litsin. Et nagu, et ma tõesti nagu ma ei vihka teda, mul ei ole ta vastu midagi, aga ma lihtsalt ei taha teda enda ellu, et selle kaasab alati nii palju mingit paska või nagu. Ta kirjutas mulle pühapäeval. Issand. Miks see imelik on, et ma küsisin, miks sa mind unfollowsid? Aga see on okei, et sa kommenteerisid mu pilti, miks ma sind oma sünnale ei kutsunud, kui me polnud kunagi näinudki. Mul ei ole sinuga mingit beefi, ma saan aru, et sa Krissu sõbranna ja sellepärast ma ei meeldi ekstra sulle, aga legit, ma ei ole mitte midagi sulle teinud, et sa mind lampi maha teed. Esiteks ma ei ole kunagi maha teinud omast arust, vastasin talle, et esiteks on väga imelik kullipilguga jälgida selliseid asju, kes sind follow ja on imelik kõigile mind gossipida, aga ju. Ma ei ütle, et see mulle ei meeldi, ma lihtsalt ei soovi sinusuguseid inimesi enda ümber, see pole just surmapatt. Ja see kommentaar, miks sa mind sünnale kutsusid, ma arvan, et see oli mingi lollakas nali, siis ma napilt viitsin enda päris sõbrannade sünnadel käia. No, calm the fuck down. Ei no reaalselt, et ütleme niimoodi, et aga nägid, meile tuli kiri ka temast ju. Jaa. Nataljakene, me anname sulle armu, me ei loe seda ette, sest juppine nästik. Et selles suhtes, et näe, me oleme väga nice sinu vastu, et ma olen talle korduvalt öelnud, mu ainuke soov on see, et nagu keep away, ma ei taha sind enda raadios, sest sinuga kaasab mingi pask ja ta on mingid, ma tahan suga lihtsalt nagu läbi saada, ma olen mingid, see on nagu need kodutud kassid, kes hakkad tänal järgi käima. Go away. Ja siis ma olengi mingi, ja ma olen see, et ma annan inimestele võimalus, ma olen okei, davai, ja siis ikka, kui ta mu elus on, tuleb ikka kuuleb mingi paska, siis ma olengi mingi, et mõtlesin, et kuule aitab, et mul ei ole suga mingi beefi, lihtsalt keep away, ära räägi minust, lihtsalt hoia eemale, siis ta mingi, ma ei räägi, ikka kuulen igalt poolt, ja siis ma olen mingi tead, okei, isegi räägi minust, aga lihtsalt hoia minust eemale, ja siis nagu, ma ei tea, ja siis Elu24 ju vaata tegi artikli selle, et noh, et siis oligi, et see, et Natalja arvas, et ma rääkisin temast ja siis mina ütlesin, mina olen Natalja kohta Saikar öelnud, aga tema ise on enda kohta öelnud, saatsin screenshotid vestlusest, kus ta ütles, et kus mu see Saikari konto on, et kus ma saan salkida ja siis Natalja ju endal on Elu24 Insta ligipääs, siis ta kirjutab vastu mingi, et mis see siia praegu puutub, vaata, mis on, vaata, aga nagu sa ei tohi nagu tal, kuna ta ei ole päris ajakirjanik, ta ei saa aru, et niimoodi ei tohi käituda, siis ta kirjutas selle, aga ma ei tea, kas keegi teine siis oli ühesõnaga unsendis selle, aga ma juba nägin, ma tegin screenshotid ka vist, tegin screenshotid ja siis nad olid unsendinud, tere, aitäh lisainfo eest, lisame selle artiklile ju, et nagu mida te korraldate selle Elu24-s, nagu võtke kokku ausalt ka, vähemalt see on minu arvamus. Mina olen hiljaaegu mõelnud seda, et tegelikult in a perfect world ma tahaks kõikide meediaannetega hästi läbi saada. Ja tegelikult ma olen kindel, et kõikides meediaväljaannetes töötab tegelikult normaalseid inimesi ka, et kui ma ütlen, et ma ei taha Elu24 kommentaari anda, siis see ei tähenda, et ma automaatselt vihkaksin kõiki inimesi, kes seal töötavad või midagi, lihtsalt mu kogemus on olnud pigem negatiivne, mis tähendabki seda, et miks ma pean siis nagu nii-öelda teile vastu tulema. Sest et mul, ja võiks öelda isegi meil,
on nagu selles suhtes natuke omapärane meedia ja meie vaheline suhe, et vaata näiteks kui mingi kirjanikud, näitlejad, muusikud, neil on vaja ajakirjanikes, neil on vaja, et neist lugu tehakse ju. Mul tuleb uus lugu, mul on vaja, et sa minust kirjutaksid või mul on uus saade, on ju. Aga meil ei ole vaja. Meil on omad platvormid. Rohkem eelkäid kui elukäeg meil on Instas. Ma ütlen nagu ausalt, et ma eelistaks, päriselt, kui ma saaksin valida, siis ma eelistaks, et mitte ükski mingi kollase meedia asi ei teeks minust artikleid, kui ma saaksin valida, sest et mul on oma platvorm, kes tahab teada, mida ma teen või tahab mingit infot, vaadake mu Instat, vaadake mu blogi, vaadake mu YouTube'i, küll te selle info kätte saate. Mitte, et keegi keerab, võtab mingi ühe lause mu tekstist, keerab selle mingi X pidi ja teeb mingi klikimagneti ja siis kõik seal all kirjutavad küll haige väärdes lits mallukas. Et nagu, is that what I want? Ei, ma ei soovi, aitäh pakkumast. Ja siis me jõuamegi nüüd minu pointini. Mitte pointini, vaid järgmine negatiivne külg või mis on nädala miinuskülg või mis kuradi Karl Madise teema. Et see, kui ma jagasin neid skriine, kuidas see 15, toona 15-aastane tüdruk suhtleb Karl Madisega, ma ei öelnud kordagi, et ta on pedofiil või et ta on temaga füüsiliselt midagi teinud. Mina jagasin lihtsalt skriine ja ütlesin, minu meelest see on ääretult ääretult ebanormaalne, et 60-aastane mees peab vajalikuks niimoodi 15-aastasega rääkida. Ja see tema vabandus, ma räägin kõigiga nii. No okei, sõna kullake, mõned vana inimesed tõesti kasutavad seda, et Kardo ema näiteks ka ütleb kõigile kullake, davai. Aga samas ta ei ütle vaid lastele, minu tulevane. Ta ei räägi kolmekast. See tüdruk ütles ka, et kuna see juhtus ammu aega tagasi ja tal oli nagu päris häbi, ta ei olnud kellegile rääkinud sellest enne, et alles siis, kui see artikkel ilmus, siis ta rääkis oma emale ja ta ema oli väga õnnelik, et ta rääkis talle nüüd vähemalt. Ta kustutas kõik, enamus neid ära, tal olidki alles ainult mingid teatud skriinid, mida ta oli mingitele sõbrannadele saatnud, vaata, et sellepärast tal olid need alles, aga vestlus oli iseenesest ära kustutatud. Ja ma ütlen ausalt, mina usun seda tüdrukut, selles suhtes, et miks peaks mingisugune tüdruk valetama seda enam, et tal on tõestusmaterjali ka, see ei ole mingi tühja koha pealt. Ja nii palju teisi tuli aga vaat seda ma ei osanudki aivata, et kui ma selle üles panen, siis neid tuli ja jällegist ma ütlen, need ei ole kirjad, kus keegi ütleb, et Karl Madis on mind vägistanud. Need on lihtsalt kirjad, kus inimesed räägivad, kuidas Karl Madis on nendega ebasobivalt käitunud, kui nemad on siukses eas, kus mingi vanamees neid puudutada võiks. Üldse tegelikult mingi kui ka täiskasvanud keegi tuleks mulle mingi musi tegema, midagi, see on nagu nästi, ma ei soovi, aga veel vähem, miks peaks täiskasvanud mees seda lapsele tegema. Et see oligi naljakas, et Karl Madis siis palkan tippadvokaadi ja see oli naljakas, ma olen reisil, siis mõtlen nagu kõigepealt, ma ei lugenud neid kommentaare, aga vaata Marjem mingi pani oma story'sse mingid kommentaare värki ja see nagu rõhus mind nii ära. Esiteks need kirjad rõhusid mind ära, sest see on kõik nii vastik rõve. Ja siis need kommentaarid mingi esiteks nagu alandavad neid ohvreid, siis on mingi, mida see mallukas üldse tahab? See on ju vana asi, pohhu. See tekitab nagu siukse kassi, et mis maailmas me elame, mis mõttes, aga see juhtus ju nii ammu, savi, vaata. Ei no minu jaoks oli ka, et ma nägin neid kommentaare ja ma näksin nagu rage'i, ma olin full püha rage. Esiteks, mis see mallukas, käib nagu esiteks, mul on kõige asja peale käib veel. Et nagu reaalselt sina oled ainuke, kes nagu esiteks sa oled viitsinud tegeleda, sa julged, sul on need munad, et nagu isegi kui nagu mõned inimesed on mingi et nagu võib-olla mallukas ei ole mu lemmik, aga et ta julgeb, et ma nagu nii austavad ja hindavad sellepärast, et sa nagu võtad sõna selle teema koha pealt ja siis on mingi, mis ta nüüd ütleb, miks ta mingi mallukale ütleb, sellepärast, et inimestel tekibki see vale häbi, sest et sinusugust on mingid, et nagu ise ta tahtis ja raudselt mingi ajas külje alla, et nagu ta on 15 ja teine mingi kuradi 6 ja tal praegune ju lapse ema, selle Karl Madis on ka ju mingi meganoor naine, et ta ju full proof is in the pudding, ta vaata kellega ta laps on, tal on lapsega laps. Ta ju ütles seal mingis artiklis, et minu naine üldse haldab või et see naine haldab tal seda sotsiaalmeediat, aga see tüdruk, kes mulle sinna intervjuusse kommentaari andis, ütles, et alles hiljaaegu see Karl Madis oli laikinud mingi tema pilte, nii et ma ei tea, kui see bruta just ise ei käi mingite noorte tüdrukute pilte laikamis, ma olen üsna kindel, et küll see Karl Madis ise seal oma Instagramis või Facebookis on, et ma ei tea, kummas ta siis nagu tuieb, on ju. Nii et selles mõttes see nädal on olnud nagu nii-öelda mingid draamas ja asju. Aga ma mõtlesin lihtsalt selle peale, et kui ma lugesin seda, et Karl Madis ütles
advokaadi, vaata, et korraks tekkis see, et oh my god, it's happening again. Ja siis ma mõtlesin, oota, aga mul on ka tippadvokaat. Ja sul ongi. Mida ma üldse muretsen, vaata. Millest me räägime? Ma ei tea, korraks kassis nii ära ja siis mõtlesin, oot. Mis ma muretsen? Ma hakkasin praegu mõtlema, et kuna me tahame seda episoodi täna üles panna, siis me peaks vähem ropendama, et seda Tanel on lihtsam monteerida, vaata. Mul lihtsalt praegu tuli me, et ma ise olen ka. Jätame kõik sisse, siis sai. Ja jätame, siis sai pea neid monteerida. Algusesse selle hoiatus, et tänases episoodis meil on kiire ja piiksude jaoks raha pole, kõik läheb kohtu. Täpselt nii, läheb see roppus ja ei riis. Aga... Ma hakkasin veel kellegagi tülli või? No ma ei tea, et oligi... Siis tulid ainult need pedod, erinevad pedod peale. Jah, pedod, Elu 24... Aga meediamajaga ma nõustun seda, et minu poolest ka võiks hästi läbi saada. Tegelikult mul on kroonikaga, ma võin öelda, et ja tegelikult Elu 24-s ma hakkasin mõtlema, et mul on seal näiteks, kui Keter veel töötab, seal Keter väga meeldib Trumsi ja seal on paar tüdrukut veel, kellega ma tegelikult, kui ma töötasin, ma sain väga hästi läbi, väga toredad inimesed, lihtsalt vaata kala mädaneb peast. Vot. Nii et let's go, girls. Ühesõnaga, lähme edasi, et tervitused ja tervitused Elu 24 ja teistesse meediamajadesse meie poolt. Ja ütleme, et mina ei viitsi kellegi otseselt niimoodi piifida, aga ma tõesti ei viitsi ka nagu, ma pean nagu ma suht tihti ei viitsi vastata, aga nagu samas ma ei viitsi endale nagu lasta pähe ka istuda, et ma ei ütle mitte midagi ja ütleme, need pooli asju hakkan ka üles tooma, mis on tõesti delusional ja debiilne, mida te üldse Elu 24 korraldab ja sellepärast minu jaoks oligi nagu see, et kuidas te käitusite, oli ebareaalne. Neil on klikki vaja lihtsalt, aga ma räägin lõpetuseks ühe toreda asja, mis veel juhtus reisil ja see juhtus siuke asi, et ma andsin esimest korda oma lapsele peksa kogemata ja saad aru juhtmega. Aga sa olid ikka mingi... Kui juba, siis ikka juba või? Tead, ma olen siiamaani šokis sellest kõigest, mis juhtus. Kes sai? Marta. Okei, vaata, minu jaoks Marta on tugev. Nagu, kui see oleks lende olnud, siis ma oleks ta ära toonud. Jaa, aga ma oleks ta ära toonud. Tegelikult see lugu oli selline, et Marta ja Märten mõlemad kõdistasid mind ja voodi peal oli lihtsalt see telefoni laadimisjuhe, siuke kummist nagu. Ja siis ma nagu naersin, siis ma rabelesin, siis ma ütlesin, kui te kohe ära ei lõpeta, siis ma löön teid juhtmega. Siis ma võtsin selle juhtmega kätte ja Marta oli just seljaga minu poole, siis ma mõtlesin, ma annan talle nagu vopsaka vastu tagumikku, aga ma ei ole kunagi kedagi enne juhtmega löönud. Ma ei saanud aru, et see tuli nagu tõesti nagu ta oleks piitsaga saanud. Marta keeras ümber, vaatas minu poole, ma olin mingi, oh my god, sorry, kas sa seda õiget tõesti mingi ei, pisarad poole. Ma olin mingi, oh my god, I have to call the police on myself, nii et tõesti, ma ei saa. Aga vaata, see on see, et ma kohe õigustan siin alati ükskõik, mis sa ei tee, vaata ma alati, mina sinu lawyer, vaata, ütlen seda, et vaata üks asi on see, et kui sa lähed nagu sa oled mingi, tulema annan siia. Ja see ei tahtmatu. Ma mõtlesin, et ta saab nagu õrna vopsakaga, tõesti, ma ei ole kunagi kedagi juhtmega enne peksnud pärast Marta nagu, ta ka ei teinud kõvasti, ta mõtles, et ta teeb nagu nalja mulle vastu, ta lõi jumal õrnat, et tõesti oli juba nagu valus juht. Kes see ikka juhtmega peksab siis või jah, et ma ütlen teile, et kellel on huvi kedagi peksta, siis juhtmega väga haiget saab, Marta võib öelda. Järge mind palun lastekaitsesse. Märten ütles, et see on nii hea see blackmailing material, mis tal nüüd mu vastu on, et vaata, ma olen last peksnud juhtmega, et kas ma saan öelda, et it didn't happen? Ei saaks. Ei saaks öelda, jah. Märten juba kogub seda mingit blackmailing stuffi. Olgu siis, aga ei selles suhtes õnneks Marta on selline tugeva vaimuga ja hingega inimene. Ja mulle meeldis, et ta oli lihtsalt mingi ei, pisarad voolasid, ta oli mingi ei, ma ei saanud haiget. It's fine. Kui lastekaitse küsib tema käest, kas ta sai haiget, siis ütleb ei. Jah, nii et Elu 24 hädata hea pealkirjasid praegu. Mallu peksis ise käib siin hullult räägib, et kõik on vägistajad, ise on lapsepeksja, nii et kes on parem? Kes on nendest siis parem? Aga ei, see mõttes ikka juhtub ja ikka juhtub, et peksad laps. Ikka juhtub ja ma arvan, et sa kalistad teda ja musitasid ja saite andeks ära lepitud, on ju? Jah, ma arvan, meil on kõik hästi. Aga võta siis esimene kiri äkki või? Võtan esimese kiri või võta sina või võta mina, mul ei ole see kaust lahti. Okei, mul on kaust lahti. Minu esimene kord
Tere! Nüüdseks nägin telekast, mida Malluka osasid ning olen 90% kindel, et minu esimene vahekord oli circa 10 aastat tagasi Malluka praeguses majas. Tookord olime sõbrannadega põhikooli lõpetamas ning hakkasid tulema ka esimesed peod ning alkoholi tarbimised. Üks reede või laupäev kutsuti meid sinna siis peole ühe kuti poolt. Pidu oli kõva ja eks me enamus lõpetasime ikka kellegi magamistoas. Kuskil kella 6 paiku varahommikul kamandas majaomanik kõik inimesed peolt välja, sest keegi oli sauna kerisele mingit kleepot jooki visanud ja kogu maja haises selle kõrbend lõhna järgi. Teisel korrusel oli veel minu meelest mingi suur laud, mille ühe jala oli keegi ära lõhkunud. Nii me siis ootasime 2 sõbranna ja mõne teise peolisega maja kõrval künka otsas, et esimene buss tuleks sinna lähedasse peatusesse ja saaks koju magama minna. Ütleme nii, et tundub küll minu maja, sest et mu maja kõrval esiteks on see küngas ja bussipeatus ja teisel korrusel oli enne üks hästi suur laud. Aga ma alguses mõtlesin, et ma tean, et see pere, kes seal elas, et neil olid tütred. Party girls! Aga jah, siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas et poiss kutsus küll, aga poiss võis kutsuda kellegi teise juurde ka küll. Issand jumal kui õige. Keegi on kaotanud süütuse mu majas. Fun times. Samas igas majas on keegi süütuse kaotanud. Seda küll, jah. Mul on mingi siuke teema, et kui ma sõidan... Minul on lihtsalt uus maja, ma arvan, et seal keegi veel ei ole. Mul on maja täiesti tühi ka veel. Õhtul on alles noor. Ma vist elan üksinda seal majas, ma võin enda süütust seal kaotada. Iga kord, kui ma sõidan mööda Vabakat laagri poole, siis ma sõidan mööda mingist punasest majast, mis jääb vasakut kätt. Ja ma mäletan iga kord, et keegi mu sõbrannadest on mulle öelnud, et ta siin majas kaotas oma süütuse. Ma ei mäleta kes, ma ei mäleta millal, aga iga kord, kui ma seda maja näen, siis ma mõtlen selle peale. Mul on siuke tunne, et äkki Eeva. Ma ei tea, võib-olla mitte. Ühesõnaga, aga ma mõtlesin, et enne kui me järgmise kirja juurde lähme, siis räägime sponsoritest ka ruttu. Jaa, meil on sponsoreid. Jah. Kes meie leiva lauale toob ja ma tean, et kuni elu 24 nad ära võtab meie eest. Et ma just sain praegu kirja, et ma just sain järgmise hooaja veel ühe sponsori kinnitatud, nii et selles mõttes, et ma võin teile saata siis tema e-maili, et võite kohe ära kirjutada enne, kui nad nagu siis juba avalikuks läbi. Ühesõnaga, meil on siis Coolbet, kes siis annab ära juba hooaja lõpus 1000 eurot sulli. Või mitte sulli tegelikult. Ja sulas nad ümbrikuga kuskil nurga taga saate kokku, ei kannavad ikka kontole siis parimale kirjale, mille me siis välja valime ja Coolbetil on siis 17. maini käimas ka Eurovisiooni kampaania ehk siis homseni, et täna on, kes vaatavad, et homme saavad siis saada näiteks panustada 50 senti ja võid võita 50 eurot, et siis seal, kui lähed coolbet.com Eurovisioon, kaldkriis Eurovisioon ja siis kriips super QF, siis sellega saate, ühesõnaga lähed Coolbeti lehele Eurovisiooni sinna lehele, et siis saate seal panustada ja mina alati sellised nagu mingi ongi jalka MM ja siis mingi Eurovisioonid ja sellised üritused, siis ma veits panustan, see on nagu fun vibe. Sa vaatasid Eurovisiooni või? Ja ma vaatasin teisipäeval Leenu sünnal kurbades uudistes oli siis väike vaatamine ja siis eile ma olin Ketteri juures, et vaatasime seal ja ütleme, et homme oli väga tubli, et mulle väga meeldis. Homme vaatad ka või ei? Jah, homme. Ei vaata. Mis teed siis? Ma olen Tartus. Mis seal? Tüdrukut õhtule. Kelle? Ulala. Ja. Väga vahva. Et siis ma ei saa vist vaadata, kuigi äkki seal meil on, ma ei saa öelda, sest et sealt on välja. Ma ei saa öelda. Oota, pane peale oota. Ei, ta ei kuula meie podcasti, aga ma peale piiks. Kurat, ta ei tea, et me lähme Tartus. Lõikub selle välja ühesõnaga. Aga et ühesõnaga, jah, et Coolbet siis on sponsor. Loodame lihtsalt, et ta ei kuule, sest piiksud maksavad ja meil ei ole neid. Ja, meil ei ole neid maksta. Nii, siis meil on Hindreku talu ja Hindreku talus sina käisid alles hiljuti Eesti veini. Oi jumal, ma maitsesin, ma tegin kogemata läbi 4 veinikoolitust ja peale esimest ma olin juba kaaner, aga jube head veinid olid ja ma ütlen, me peame kokku leppima, et millal me leiame selle kuupäeva, millal me sinna Rabarestosse saame minna. Lähme palun. Täiega minna. Me võime ju see on nädalavahetused ju. Ei, kui 8 inimest on koos, siis võib ükskõik millal me võime mingi neljapäev ka minna, sul nädalavahetus on suht ju täis, vaata. Ja nädalavahetus. Ma tahtsin täiega vaata Pärnus ka ühte vestsuhtut teha, aga siis ma ei saanud sinuga booked and busy, aga... Kas sa nägid, et Hiiu pubi tahab meile ka vestlusõhtut teha või? Jah.
Sest ma olin mingi, ma ei tea, ma ei viitsi üldse teha see suvi. Samas kui üldse juba teha kuskil, siis kodu lähed. ja. Aga ma mõtlesin, no ja Pärnu ei ole ka sinust kaugel vaata. See on otse Pärnu meil ei ole kuupäeva. Aga samas äkki, kui me teeks mingi 4-päevase päeva, nädalavahetused sul kinni, inimestel nädala sees on ju ikkagi vabu suvel. Kes see tuleks meie laivile, lõpetara? No vaatame, äkki ma saan me ei müüks ühtegi piletit. Ja siis me tahtsime Indrekusi suvepäevi teha ja me ei ole seda veel kuupäev. Meil ei ole aega. Meil ei ole aega, sest et praegu on juba mai lõpp, basically on ju. Meil on mingi 1 miljon asja vaja teha. Siis tuleb juba juuni, pulmad. Pulmadeks valmistuma. Siis juuli alguses me lähme juba... Ja ühesõnaga chill, et aega ei ole, meil ei ole aega ka rääkida sinu plaanidest, sinu plaanidest, me teeme seda iga kord. Ühesõnaga Indreku talu ja siis on siis need Rabamu restod, et me üritame mingi kuupäeva sinna leida, et saaks meie minna, et see on päris äge, et see on tõesti, toit on hea ja ma väga soovitan. Me anname siis Instas teada, äkki keegi tahab ka tulla samal ajal, kui meie tuleme. Saame teha, me saaks äkki mingi, sul on subscriberid, näiteks võtame mõlemad endast subscriberitest kellegi kaasa ja mingid sõber, ühesõnaga saame mõelda seda, et teeme Rabamu. Magda Beauty, nagu ikka, meil on Magda ju, meil on nii palju lahedaid Magda tooteid, mis meil meeldib, aga selle... Mul on nii hea meel, et see deodorant siin on juba 2 korda, see päästab mu päevast. Ja Magda Beautyl on praegu siis supertrenni 3 komplektid 2x3, et need on siis jääkained väljutavad ja ainevahetused kiirendavad toidulisandid, et põhimõtteliselt võtad, eks seal endal, mul on ka need suured joogitopsid, paned mingi tilgakse sisse ja jood, et nagu mul on need kreibimaitseline. Ma ütlen ausalt, et mina arvasin alguses, et need on vitamiinid, kui ma need sain eelmine kord. Siis ma olin ka mingi, nägin, et see tuleb lahustada. Oh my dear lord, see oli explosive diarrhea. Ma arvan, sul on nagu nii väga... Ma kaotasin mingi 14 kilo. Ma vist panin natuke liiga palju ka. Ma arvasin, et see lihtsalt see mingi, nagu ma ei mõelnud üldse, ma arvasin, et see vitamiini jook. Ei, see puhastab ja 2x3, et ütleme nii, et mul oli ka, mul ei ole kööki praegu, ma elan oma uues korteris, et mul ei ole kööki ja ma tellisin Volt ja ütleme, et ma üks päev nagu nii pundunud ja puhitumust tunne, et sa sööd nagu seda take out iga päev. Ja siis tegin ka, ütleme niimoodi, et ma sain normikeha puhastuse, et nagu I'm good now ja nüüd ma olen salati peal. Aga ja kõik, kes kasutavad selle hooaja jooksul sooduskoodi salajutud, kui nad ostavad mingid tooteid Magdast, siis ju hooaja lõpus loosime välja 300 € väärtuses kingikotiga välja, nii et kasutage. Kinkekoti, sorry, ma ei oska rääkida. Ulakas Kaunitar, nagu ikka, meil on erinevaid lõbusaid lelotooteid. Tead, mis mul juhtus kõige jubedam asi maailmas? Ma kaotasin ära oma lemmik lelo. Kus? Kolimise käigus. Ei ole. Raudselt jäi uuele üürnikule, siis ta möllab minna seal praegu sinu. Ei, ma mäletan, et oli mingi kasti sees. Ma nagu mäletan, et oli mul mingi nii suvalise koha peal, nii et ma lihtsalt, kuna tead see lõpus see pakkimine oli keoolik, ma lükkasin ta mingisse kasti ja seda ei ole enam. Äkki tuleb välja. Aga mul nii mitu korda mõelnud, et kas ma nagu tellin endale või siis ma kirjutan, et hey girl, hey. No vaatab, äkki saadavad sulle uue, sest lelo on ikka aus. Minul on ka nüüd kõik lelod ühes korteris, nii et see on hea. Lelo on ilus. Lelo on ilus. Lelo on ilus. Et, ja paljud ei tea, et tegelikult Ulakas Kaunitaris saab ju ka üritusi korraldada ja asju. Mul oli 1 aasta sünnipäev, kus meil oli nagu koolitus. Tüdrukute õhtuid on seal. Tüdrukute õhtuid, et seal nagu hästi lahedad üritusi saab teha, et selles suhtes, et ongi, et siis nad tutvustavad erinevaid tooteid ja... Tead, ma olen ka käinud sellel üritusel ja see on päris huvitav, sest et nad näitavad kõiki, mis need mingi uuemad asjad on ja mingi populaarsemad asjad. See on paarikestele üksinda. See nagu, vaata, kui sa netipoe scrollid, kui sa pead ikka kinda tegelikult teadma, mida sa tahad, sest et see valik on nii suur, aga seal koha peal minu meelest pakuti mingi mullikest ka. Ja siis minu meelest ürituse ajal, kui sul on, siis nad teevad soodukad ka veel, et kui pärast üritus saab läbi, et siis nad teevad selle ürituse raames. Minu üritusel oli ka, ma olen 2 käinud või 3, oli ka, et lõpus on ikkagi väike soodustad kohe osta neid asju ka, mis sa proovisid ja või said nagu näidata. No näike annavad nagu katsuda. Ei no katsuda, mis iganes. Et selles mõttes saab suvepäevi kõike, et kui sul näiteks mingi väike sõbrannade grupp või tüdrukute õhtu, mis iganes, see on väga-väga fun. Siis Perinuki nagu ikka, ma ei tea, kas nüüd on see esimene partii läbi. Pomelo džinni, eile oli 15 pudelit. Mina kohe tellisin 2, need peaks jõudma nüüd täna. Minul jõudsid täna. Jõudsid jah. Mul peaks ka täna jõudma, aga nüüd kell 1 vist ütlesid tulad, aga ma olen siin on ju. Aga jaa, et need on mu lemmikud ja ma loodan, et tuleb veel, et nad tõesti väga hea džinn on see. Kuule, ma tahtsingi sinu käest küsida, sa oled baarida. Ma avastasin enda uue lemmikkokteili, Pornstar Martini. Kas see tehakse džinniga?
See viinaga. Viinaga, no seda saab, no sa saad seda džinniga. Mul on peninuki viina ka tegelikult. No võt, peninukil on viinaga tehakse. Ma õpetan sulle seda tegema, et siis saab teha. Ütle mulle, mida ma ostma pean siis selleks ajaks koju. Jah, tavai. Pidingi tulema sinu juurde, pidime kokteili videos tegema värki. Jaa, no super. Ja kes siis homme, kes täna vaatad, siis homme on Peninukist, kes on Tartus, on ka Eurovisiooni ühisvaatamine, nende ruumid on nüüd avatud, see näeb mega ilus väljast välja nagu mega nice. Aga Seest ka nagu, aga välja, nagu vaata, kui ma esimest korda käisin, siis väljast oli seal nagu mingi lappes, vaata, sorry, pime ja lappes ja kõik oli nagu, nad alles just kolisid, nüüd see näest ilus väljast ja sees ka mega nice, nii et siis laupäeval on vaatamine. Millal me Peninukis teeme selle kokteilikoolituse? Juulis vist, lükkasime juulisse selle. Okay. Et ühesõnaga meil mais läks kiireks. Jaa. Et juulist teeme Peninukis ka, aga sellest räägime siis mingi aeg hiljem. Oota, me lähme mais Tartus. Meil on vestlusõhtu. Meil on vestlusõhtu. Ja. Nii, siis on K3. Mina just ju, vaata, ma olen rääkinud ka, et kui ma koolisin, siis no parim asi, et ma ei pidanud seda, sorry, ma ei taha üldse shade'ida Telia meest, kui Teliat on, pidanud seda Teliat kutsuma, et tuleb, veab neid juhtmeid ja möllab. Meid tuleb lihtsalt oodata nii kaua, tahaks nagu kohe vaata. Ma ongi täpselt, ma võtsin Tele2 ruuteri, paned stepslisse selle mega easy ja K3 ja kõik telekas töötab, elu on ilus, et nagu parim asi, et kui sa ei viitsi oodata, ma tahan ka kõik kohe, et K3 ja kõik telekad, sarjad ja nüüd on see K3-s on see ID ka, kõik vaatavad. Ma just tahtsin küsida, kas sa oled vaadanud seda? Eile just vaatasime ka. Ma üritasin, aga ma Türgis miski pärast ta mul ei lasknud. Ma alguses mõtlesin, et see on lihtsalt nagu uus reality ja siis ma sain aru, et see on literally nagu live. Ma vaatasime eile seda laivi, seal kõik mingi plämmis ja mingi, ei see on üli funny. See on üli funny, saad kogu aeg vaadata, et see on päris pull. Ja siis seal üks tüdruk lihtsalt läks talle mingi, ei, see on meie karjääri algus, vaata, me saame siin kuulsaks, vaata, see on mingi Kallarahn. Et nagu chilli, vaata, kui sa sellist juttu, et siis see on cringe, et lihtsalt ole nagu fun ja äge ja siis sul tõesti võib olla karjääri algus. Aga samas see on äge, kui sa kogu aeg töötab, siis saad mingi taustaks panna, ei pea mingi jälgima kogu aeg. Minu meelest see oli, et 3 korda nädalas vist tulevad ikka mingid nagu episoodid ka, kus pannakse kokku mingid parimad palad seal, et ei pea kogu aeg ka jälgima. Ja 50 salajutud annab siis minu 50% TV ja filmide paketile 8 kuuks. Jah. Nii et siis saab. Ja lemmik siis viimane. Amaren. Last but not least on Amaren, et nüüd ma olen uues kodus saanud vahepeal natuke mullitada ja need Amareni klaasid on kõik lihtsalt mingi, oh my god, no paar inimest on käinud läbi on. Et ma praegu väga ei ole kedagi kutsunud, sest mul pole kööki, aga et Amareni klaasid mul on ja siis kõik on mingi, oh my god, need on nii head klaasid ja kõik on nagu, et obsessed, nii et. Mulle meeldib see, et vaata Keter aitab mind selle pulma teemaga ja siis ta oli mingi, näitas mulle mingi šampuse pokaale. Ta oli mingi, kas sulle need sobivad? Mingi ja, vaata mul on see, mul on nii savi kõigest, siis Keter oli mingi okei, aga minu meelest need ei sobi. Et sa kogu aeg näitad, kui crisp klaasid sul on ja sul on vaja midagi crispimat. Mingi okei, tegele siis sellega. Ei, no selles mõttes, et sa oled nagu selline, et sul on savi, aga samas sa tahad, et sul oleks ilus ja no ja, nii kui nagu sa sulle annab meeldib. Mulle 2 valikut, siis ma võin öelda sulle nagu, et kumb mulle rohkem meeldib, aga kui sa lihtsalt ütled, kas see sobib, no you can drink from it, nii et jah. Ei, tegelikult mina tean seda, et nad vast vaidlesid Kristeliga. Et nagu Keter on mingi, et need on koledad, siis Kristel on mingi ei ole koledad, siis Keter on mingi, et ma tean, mis Maljule meeldib, siis ta ikkagi jälgib meie podcast'i ja loeb su blogi ja siis vaatab su vlog'e ja videos, ta teab, mis sulle meeldib, ehk siis ta ongi nagu selline, et ma tahan, et kuna sa oledki siin, ma ei tea, mul on savi kõigest, sa tahab, et ikkagi, et kui sa tuled kohale, et sa oled mingi, oh my god, I love it all, vaata. Ja vau, ossa, vaata. Also, ma leppisin jälle uue aja kokku pulmaklettide proovimiseks. Aga seda teeme pärast, on ju, sest et me peame kirju ka lugema. Aga ma tahtsin veel Amarenist öelda, et meil on ju palju Soome kuulajaid ka, et kes Soomest tahavad, siis Amareni see saab Soome saata. Saab Soome saata ja neil on ka kinkekaarte, mis saab siis kehtivus on 1 aasta. Et tähendab, kehtivus on 1 aasta nendel kinkekaartidel, et see on ülihea kingitus, et ma räägin, Malju kinkis mulle sünnipäevaks ja sellepärast me nüüd äppime ja see oli üks parimaid sünnipäevakinki, mis ma sain see aasta. No võt. Nii et jah. Ma ütlen sul lihtsalt ära, et see on järgmine neljapäev. Kui see on päeval, siis mulle sobib. Päeval, jah. Okei, idakas. Ja nüüd lähme siis kirjade juurde tagasi, et sponsoritele ja sest, et keegi virises ka, et me nii palju oma juttu ja sponsori juttu ja mingi mees oli. Mida need mehed nagu nii teavad? Et läheme kirjade juurde, et selles suhtes minu arust ongi see, et me tegime podcasti pikema, et me saaksime muid jutte ka ajada, et nüüd lähme kirjade juurde. Nii. Tagasiside. Okei. Hello ladies. Olete meiega sõitnud koos üle Eesti palju.
palju kilomeetreid ja iga kord pole ka mina olnud algataja, et toota Anna autosüsteemisse ligipääs, et läbi kõlarite autos podcasti kuulata. See konkreetne jutt käib episood 74 kohta. Pikk sõit Saaremaalt Lõuna-Eestisse koju tagasi koos teiega. Me oleme 45 ja 50 aastane abielupaar, selle mainin siia, sest seesamas episoodis oli juttu ühest isast, kes teie Alexela ajal tütrega rääkis, et kuulanud kõik episoodid ja teab asja. Nii ka meie ja arvan, et väga paljud veel. Muide, olen korraga käinud üht kuulsat välisartisti vaatamas, kuulamas ja see Alexel oli teie showga võrreldes pooltühi seega. Me naarsime südamest 3 korda vähemalt, mis on veel tähtsam kui emotsioon oma valitud olukorras. See trolli teema, Ermi Peldik ja Fooliumi tädi oma marslastega. No appi, nii mõnigi olukord veel ja kui tore, et osatakse kirjutada nii, et juba jutu kirjutaja ise oma sõnavalikuga oskab tuld juurde anda. Me iga päev uurime, et ega uut Mallu ja Märteni vloogi pole. See on meie couple name. Mallu, oh my god, really funny. Pole sest see, kui omade inimeste koduvideo. Vaja teada, mis toimub, mis neil uut ja kaasas olla kogu teemaga. Elame tähega kaasa teie tegemistele. Mallu, minu mees mitu korda öelnud, et see loom, panter, taldrik suus teie kodus, see käib välisukse kõrval, et sinna taldrikule käivad võtmed. See vist ei kannata võtmeid. No, ma panin ta välisukse poole, ta on nüüd esikus mul. Okay. Pidin edasi ütlema. Edu teile ja pange edasi, nii palju üritavad ja ei saa midagi tehtud. See olete lihtsalt päris inimesed ja see ongi. Ja selles suhtes, et see on tore, et nagu mulle nii meeldib, et ei olegi ainult noortele, vaid ongi, et noh, vaata, keegi see Elu24 kirjutas ju ka, et nad noored kuulavad neid, et nemad niimoodi räägid. Siis ma vaatasin meie seda. Protsentuaalselt ei ole. Meil on 25 kuni 35 ja siis 35 kuni 45 ja siis need alaealised on mingi 10%. Vähem. 7 oli vist ja et selles mõttes, et nagu me ei ole jah siin mingi laste mingi selles mõttes. Ma ei tea, suunajad, et ma ei tea. Samas mulle kirjutas alles hiljaaegu mingi tüdruk, kes ütles, et ta hakkas mu blogi jälgima 9-aastaselt ja nüüd, et nüüd ta on 18 ja ta on terve oma elu umbes mind jälginud ja lugenud ja vaadanud. Nii äge. Tõesti, mina eeldan alati, et minu lugeja ja vaataja on täpselt minu vanune. Ma ei eelda kunagi, et noorem. Vanem veel võib olla, aga ei, mul on Snapchati ajast on ikka, ma mäletan, et ma olin siis mingi 19 ja mul oli mingi 14-15 aastaseid ka, kes nüüd on siis nagu vanemad, et kas on ka mingi üles kasvanud ja vaata, mul oli see Cooking with Kristina ja tegidki kodus seal minu retsepti järgi, käsksid ema alusta poest asju ja mingid, et selles mõttes, et mul on ikka nooremaid ka olnud, kes on üles kasvanud. Mis see Cooking with Kristina oli täpsemalt siis? Tegin nagu retsepte ja lihtsalt filmisin ennast vaata. Süüa tegin, et ma mõtlesin, ma lubasin, et kui mul köök koju joob, siis ma hakkan edasi tegema, et Greta hakkab filmima, et ma ise viiti tegele sellega, et nagu sul on vaata Märten, kes filmib ja monteerib kokku, et ma olen ka täpselt, et kui keegi teeb selle minust ära, siis ma võin igast contenti toota, aga ma ise praegu ei jaksa sellega. Ma ei oska, ma ei viitsi, oskan küll, just ei viitsi. Aga jah, nii tore, et kuulavad siis ka vanemad inimesed, need tervitused ka siis pensionäridele. Love you guys. Jah. Okei, täiesti haige, see läheb praegu nii teemakajaline kiri, aga see on tulnud ammu, 24. aprill. Hei Mallu ja Kristina, olen teie bigest fänn ja kuulan teie podcasti kogu aeg. Olen tahtnud teile varem ka kirjutada, aga pole ühtegi head storyt pähe tulnud kuni praeguseni. Ma ei tea, kas see on isegi nii ekstreemne kui mõned kirjad, aga siit see tuleb. Ühesõnaga ma käin trennis ja seal on üks treener, kes katsub tüdrukuid imelikult. Ta ei ole küll päris minu treener, kuid on tihti tekkinud olukordi, kust ka tema on mulle trenni andnud ning näen teda iganädalaselt. Põhimõtteliselt on ta minult võtnud kaela ümbert kinni, kui ta tahab, et ma kuskile mujale liiguks või ka siis, kui ta tuleb lihtsalt minuga rääkima. Olen ka kuulnud teiste käest, kuidas ta neid kõdistab või topib näppu kuhugi kõrva või ninna. Lisaks ka harjutusi tehes tuleb ta sinu juurde, võtab ümbert kinni ja ütleb enda meelest midagi naljakat. Kuulsin, et ta ütles ka ühele tüdrukule trennis, et ta lõhnab väga hästi. Keep in mind, enamus need tüdrukud on alaealised ja tegu on umbes 60-ndates mehega. Ma tahaksin teie arvamust, kas see on tõesti nii crazy, kui mulle tundub või ma mõtlen üle. Armastan teid ja kossi teiega. Sa ei mõtle üle Kalla kindlasti mitte. Ei, ükski treener, ükski inimene tegelikult ei tohiks katsuda ja näppida sind. Ja vaata, kui miski tekitab ebameeldivust juba, sa saad aru. Selles mõttes, et ei, treener võib siin, nagu selles mõttes, sõltub, kui sa näiteks iluvõimle, mis iganes, ta võib siin katsuda ja tal ongi vahepeal peab see toetama või selles mõttes, et jah, ta võib siin katsuda, aga vaata ongi,
see professionaalne touch on üks asi ja seksuaalne touch on teine ja kui see, kuidas ta sind katsub, tekitab sus ebamugavust, siis see on vale katsumine. Ükskõik, kas ta ütleb, et ta peab, et kui see on nagu, see on lihtsalt, kuna ma olen ise nagu jah, ma olen väga palju käinud erinevates kergejõustikutrennides, tantsutrennides, väga palju trennides käinud, et see professionaalne touch on teine, et sa saad sellest aru, kui keegi katsub sind ebasündsalt, et kui sa tunned, et see on ebamugav, siis see on kohe cancel ja sa pead seda ütlema. Täpselt kohe cancel ja noh, nagu ma eile siin kirjade ja infovalguses teada sain, siis tegelikult ma ei tea muidugi, kui vana on selle kirja kirjutaja, ma eeldan, et on ikkagi, tema on siin noor, ma usun, räägi kõigepealt oma vanematele. Lisaks ma olen aru saanud, et kõikidel treeneritel, kõikidel treeningaladel on liit, et ala mingi võrkpalliliit, jalgpalliliit, sulgpalliliit, et ei, ma tean. Ma konkreetselt vestlesin täna sulgpalliliiduga, nii. Ei lihtsalt see, et sulgpalliliit, et nagu see on cute, okei. Jah, et need liidud on kõik nagu olemas ja vaata, siin ongi see, et paljud, ma arvan, mõtlevad, et aga mul ei ole mingit tõestusmaterjali, mul on lihtsalt ebamugav või ta ütleb mingid imelikke asju, kui mul ei ole tõestust. Okei, aga kui sina räägid nüüd sellest kuskile nad veits kõrgemale, võib-olla seekord ei tee midagi, aga kui neid inimesi tuleb mitu, siis see on obvious, et midagi on off, et sellest ei pruugi kahjuks kohe midagi nagu muutuda, aga sa saad anonüümselt, ma arvan, oma nagu info teele panna. See on hea ikkagi ja ongi see, et vaata, tuletan ka meelde, et vaata, kõigil on erinevad vanemad, et kui sa vanem ei ole see, kelle juurde sa saad pöörduda, siis usaldad nagu see nagu nii-öelda täiskasvanud inimene, keda sa usaldad kõige rohkem. Kas selleks on su tädi või su onu või sul on mingi õpetaja, kellega sul on, keda sa usaldad, et ühesõnaga, et keegi täiskasvanud inimene, kes on sinu nagu tugiisik või usaldusisik, et no vaata, kui me mõtleme, kella tuleb minu juurde, kuule keegi midagi tegi mulle, ma olen kohe kuradi, let's go. Aga sa kunagi ei tea, kellel on mis vanem või kuidas ta reageerib või ta on mõne isa, kes kujutad ette endale või No ja arvestades, kui ma lugesin netist neid kommentaare, mis olidki siis selle laste ahistamiste ja täiskasvanud inimestega seotud, siis seal oli väga palju inimesi, kes ütlesid, lapsed ikka kogu aeg valetavad, kujutavad ette, tahavad tähelepanu. Mina ütlen, ükski laps ei valetaks sükest asja tähelepanu nimel. Ma ei kujuta ette olukorda, kus süka asi võiks juhtuda, et laps valetaks, pigem valetab täiskasvanu. Selles mõttes, et ma tean, nagu ongi see, et ükskõik kui on nagu laps on täiskasvanu mingi olukord, siis on alati täiskasvanu süüdi. Sellepärast, et näiteks ütleme, ma mäletan, kui mina käisin koolis, mul tuli kehalise kasvatuse õpetajaks, tuli mingi noor kutt minu arust, kõik me tüdrukud olime nagu ilavooles, hot tüüp, me olime kõik in love, vaata, niuke crash'isime, aga me olime kõik mingi kehalise õpetaja, vaat ikka, enne kehalist tundi kõik kuradi sättisid ja möllasid, aga see ongi, meie oleme kuradi, meie aju pole välja arvanud, me oleme debiilikud, tema kui täiskasvanu oligi nagu kuradi cancel, kuradi tatid temaga nii naksu. Et ja see ongi õige. Jah, et mitte, et see, et ütled, ei, aga lapsed provotseerisid. Ja, et me olemegi lolli. Ei, no ma räägin, et see ongi, et täiskasvanud inimene ongi see, et nagu cancel ja paljud ei nagu mõtle, nad mõtlevad seda, et mees ja naine, et see noor tüdruk ise tuli sebima, aga mõtle, kui mina läheks või 14-aastast poissi sebima, et see nagu tegelikult nagu pange nüüd vastupidi, et see ei ole ju normaalne. Kujutad ette, et mingi 14-aastane kirjutaks sulle, Kristina, sa oled nii ilus, saab mingi, aitäh, sina ka tahaks nokkud katsuda. Nagu see on nii nästi. Sest tema alustas, jah. Ma mängisin mängu lihtsalt kaasa. Veri vämmeldas. Milles küsib? Et nagu milles nagu see point, et nagu selles mõttes, ma räägin, et mina kui, issand, 31 on jah, et kui mingi, nüüd on vist 16 see legal piir, isegi 16-aastane kirjutab, ma ei ole nagu, legal, okei, davai, let's go, ta on laps, see on disgusting. 25 on mu piirin praegu. Minu piir on 38. Mul on 25 piir, jah. Nüüd 26, ei, nüüd kui ma olen 20 või nüüd kui ma olen 31, see on nüüd 26, et ikka maks 5 aastat, pluss miinus 5 aastat on mul alati, et kas siis 35 või jah, 36 tähendab, ma unustan ära, et ma nii 36 või siis 26, jah, selline vahe. Sul on 10 aastat nagu amploaad, vaata. Täpselt. Ja siis tuleb 37 aastane. Ei. Jah, 25 aasta, 24. Muidu oli perfect, aga ei. Ja 25 täpselt samamoodi. Cancel, pervert, mine ära. Et selles suhtes, et nagu jah. Aga et ongi täiskasvanud on alati see, kes sinul on see aju välja arend, et sina pead käituma õigesti, et vahet ei ole, kuidas see laps siis üritab sind ära võrgutada. Hästi pekkis. Nii, jätkukiri. Hei naised, kohe alustuseks tahan öelda teile mega aitäh. Kirjutasin 2024 aasta septembris oma kõige suuremast murest suhtes.
Konkreetselt kohe peale seda, kui kuulsin teid oma kirja üle arutamas, käis mingi klikk mul ajus ära ja tänaseks ma fucking õnneks ei ole enam selle vennaga koos juba mitu kuud. Lõpetasin lõpuks selle tralli ära detsembris, vaid loetud päevad enne jõule. Aga septembrist kuni detsembrini käis mul kogu aeg maljulause. Sa võid ju läbi ussi seda suruda mõnda aega, aga lõpuks ei tule sellest ikkagi midagi välja. Ja literally true that. Lõpuks flippisin selle peale ära ja tüüpi ei viitsinud isegi helistada minuga enam rääkimata millegi muu tegemisest. Ja käskisin tal asjad minema viia, kui lõpuks jälle Eestisse jõuab. Ei viitsinud isegi fucking seda kingitust minna kasutama, mis te mulle tookord saatsite. Kogu see lahkumineku pull jääb ilmselt mõne teise kirja tarvis. Olen teile super tänulik ja vaid mõni nädal peale prügi välja saatmist tuli mu ellu või ma ei tea, kui palju ta nüüd tuli, sest et teadsin ta juba aastaid üks uus PK kandidaat ja siiamaani on kõik nii hästi. Ta tahab ise minuga kõige väiksemaid asju koos teha. Helistab ise, on mega hooliv ja toetav. Minu jaoks on täiesti uus kogemus. Ja ma alguses täiesti ehmusin ja arvasin, et ta teeb nalja, sest et viimased 5 aastat olin kindel, et mehed ei oskagi niimoodi käituda. Aga siiski oskan valida siiani neid, kes enamus ajast töötavad välismaal ja ma ei hakka Iia Lauru saama, mis kuradi ma värk sellega on. Kuigi I don't even mind, sest ma armastan ka üksi olemist. Veel arvatud see, et lõpuks kui Peika saabub, tahaks esimesed päevad ainult magamistoas olla. Peab jälle hakkama öökappi varusid täiendama. Loodan, et see ongi see, et pead enne sitakotid läbi käima enne kui oma Märteni leiad. Ma ütlen jah, et mul on ka kuidagi sattunud need, et kuidagi kaugel on kõik need tüübid või välismaal töötavad või välismaal käivad. See on lihtsalt sellepärast, et väga paljud inimesed töötavad välismaal. Pole midagi teha. Nüüd mul korraks oli üks väike situationship ühe tüübiga. Mis sellest sai siis? Ta on elab Pärnus ja ta oli nii tore ja ta oli nii cute ja ta oli sweet, aga seal ei olnud seda take my breath away. Ma ei tea, mida ma ütlen. Et meil oli väga cool, väga okei. Aga ma tundsin, et midagi jäi puudu ja ma ei tea, mida isegi. Mina tean, mis valesti läks. Käskis sul rabasse jalutama minna. I would literally die . Ma küsiks, mida ma sul halba teinud olen . See oli väga cute. Ei see raba, ta oligi, läksin siis Pärnusse, ma käisin, ma arvan, ma olin vahepeal siin Pärnu vahet käisin, võib-olla mind nähtis on. Nähtud Pärnus on. Ja ta oli väga cute ja kõik oli väga sweet ja ta väga meeldis mulle ja ta oli väga hoolitsev ja nunnu. Ja siis oligi, et siis kui ma läksingi nüüd viimane kord, kui ma käisin Pärnus, siis ta oligi mingi, tahtis teha midagi et midagi koos teha, et tal mingi hullud mõttes, et mis oleks tore, siis viski mind oma mingi lemmik rabasse ja mingi me alutasime ja kõik oli see raba, kõik oli chill, aga seal on see vaatetorn ja see oli mega palju treppe ja ma mõtlesin, ja ta teeb sitaks trenni, ta on mingi näeme six-pack ja mingi hull, mingi ühesõnaga ja ta oli jalgpallur ka kunagi. I love them jalgpallurid. Ja siis ühesõnaga ja siis ma vaatan. Sundisin sealt üles minema. Ja ei, ta ei sundinud, siis ma olin ka lähme, teaduruma terve aeg vaata, et ta kõndis vist taga või ma mäletan ees, ma otsin, et ma hingeldaks saada, siis ma lõppu või sinna tippu jõudsime, siis ma läksin ruttu teisele poole, hingeldasin oma ette, ma lähen vaatan, kui nõus vaade seal. Kujutan ette, kus sa ei, ma reaalselt. Aga tegelikult kuna ma ise olen ikkagi, ma olen trenni teinud, et mul seda võhm on vaata, et see oli chill, et kui Aga siis ta ikkagi took your breath away. He took my breath away. Ja tegelikult oli tore ja ma ei tea, et ühesõnaga, et pluss ta ongi vaata, et kuna ta on Pärnus ja mul nüüd on näiteks see aeg, et Siim läheb kohe minema kuni juulini, et ma olen Kelaniga üksinda nüüd mai lõpus kuni juulini, et siis ma ei võta mingit lapsehoidat, et minna Pärnusse mingit deitima, siis ma ei näe mingi poolteist kuud. No kus ta tuleb, ma elan ju Kelaniga koos nüüd vaata. Või selles mõttes, et enne nagu see enne poleks elanud. Või enne mul oli see, et mul linnas ikkagi korter oli eraldi ja siis Keilas oli Kelani kodu vaata, et nüüd meil on Kelani, ma ei too mingit meest enda korterisse, kuhu mul on praegu see vibe. Ma kuidagi tundsin, et me nii ei näe mingi poolteist kuud ja et ta on ka suht pisi ja siis kuidagi ma mõtlesin, et mis ma kirjutasin talle, mis me ikka seda surnud hobust peksame. Ütlesid niimoodi või? Ja siis ta oligi mingi, et ei et kui me oleme kokku loodud, äkki see elu toob meid kõvasti kokku. See oli sweet, ühesõnaga meil on chill vibes, et lihtsalt võib-olla on see vaata. Kui ma kunagi Pärnus satun, eks ma hit upin. Grind ajal kirjutan, et what's up vaata. Millal grind on? Juulis. Enne pulma. Ei, mul pulmad on juunis. Ja, peale pulma. Oota, aga kellega sa mu pulma tuled siis? Oh my goodness, ma ei tea, selles mõttes, et meil on üks jälgija või kuulaja.
ja ma pärast ütlen seda nime ka, ma praegu hakka ütlema, ma ei taha nagu tanki panna. Saada mulle ükspäev ühe voice'i, ta on mingi, kas on elus on niimoodi, et sa kohtud kellegiga ja siis sa tead, et ta sobiks kellegile ülihästi meheks. Ja ühesõnaga ma kohtusin ühe mehega, nagu, et tema Peika vend, ta tutvus Peika vennaga, ta oli mingi, oh my god, see oleks perfect mees Kristjanale. Ja ma olin alguses kuulisin voice'i, olin mingi, ma ei tea, on ju, whatever. Ta ütles, mine guugelda, ütles selle tüübi nime. Vaatasin 10 minutit hype, mega hot mees. See juba tegi veits mingi eeltööd vaata. Ühesõnaga, ma ei tea, vaatab, äkki ma toon temaga. Ta lubas ühesõnaga meid set-upida. Sa ei ole kohtunud teda veel? Ei, veel ei ole, aga ma vaatan, veits nagu ta saatis mulle mingeid pilte ja mingeid videosi. Ühesõnaga, saibilt tundus minu saib. Aga nagu suhelnud ka ei ole ta? Ei, veel ei ole, aga tema peal on panused praegu, sest et ta on nagu cool. No ühesõnaga, ta ütles, et ta pidi väga fun olema ja ta tegi mulle seda eeltööd. Ma tunnegi, et ma olen praegu at this point, et nagu keegi peab set upima mind, et ma ise ei viitsi otsida kedagi, et set me up. See vast saaks päris huvitav blind date pulmas. Ei nagu mitte, me saaks taga enne pulma ikkagi kokku vaata, et nagu, et selles mõttes, et ma pean vaatama. Ei, võib-olla ma ei tulegi kellegiga, et mul on nagu, ma juuni alguseks pean ära otsustama. Okei, sest et sa pead tõesti ära otsustama, sest et siis tuleb keegi teine veel meie lauda. Meil on üks koht siis üle. Jah. Mu ema ju hullult surub, et ta tahab tulla. Tonnine koht. Ja mu ema, ma ütlen, ema kanna tonnis võid tulla. Ta hullult ta tahab tulla vaata, sest ta nägi, et Austrid ja mu ema sõber on see Anti vaata. On või? Ja nad töötasid koos aastaid. Tallinkis kokana. No tead. Ühesõnaga, et vaatab siis seda, ootaka, mis see kiri oli üldse, ühesõnaga jätkukiri, et tore, et siis me oleme niisugused mingi, me oleme narcissists ainult endast, et aga tore, et sa said lahti sellest. Tore, et sa meile kirjutasid, tore saime jälle endast rääkida natuke. Järgmine episood, teate küll, meil on see Essa episood, kui ma üle pika, see on All About Us ja siis teine episood on All About Us. All About Us ja natuke kirju rohkem lihtsalt. Aga see on nii tore, et nagu, et kui et te kuulate meid. Jah, et nagu me võime öelda, ükskõik me lihtsalt jäpime kogu aeg. Ütleme, pane pea ahju. Paned kohta. Ega tegelikult nagu ongi. Sina ei pane, sul polegi ahju. Mul ei olegi ahju, mul ei ole mitte midagi. Et selles juttes, et meie ju nii-öelda te ju ei kirjuta meile nagu nii kõike välja, et te kirjutate mingi osa oma elust ja siis me avaldame arvamuse ja siis te kuulate ka päriselt, et me ei ole ju kõike teadnud, aga see, et te usaldate meie arvamust on ju tegelikult. Me oleme tegelikult kõike teadnud. Arvad, jah? Mõtlen järgmise kirja, see on ka jällegi update kiri. Ja see update kiri oli What would Mallu and Kristina do? Ja see teema oli siis selles, et mees on nagu hea isa, aga ei viitsi nagu eriti kuskil käia, teidil käivad 1 korra aastas, siis kui naine surub, kogu aeg ütleb, et ei viitsi, pole raha, lapsed on väiksed, lilli on umbes 1 korra toonud ja et tülid on nagu kogu aeg sellel teemal ja ma ei mäleta, mis me ütsime ilmselt tampi sääs. Probably. Ja ta kirjutab, tere taas armsad ja Mallu ja Kristina. Mõtlesin, et annan endast märku. Ehk mäletate veel kirja, kus rääkisin oma pikast suhtest, kahtlustest ja sellest, kuidas tundus, et kui kõik on hästi, siis näris hinge kahtlus, et äkki kõik polegi see õige. Igatahes kuulasin seda osa, kus mu kiri ette loeti. Tunne oli ühtaegu ärev, natuke õudne ja samas kuidagi põnev ka, selline närvikõdi sees. Aga teie nõuanded, need panid mind tõesti palju mõtlema. Mitte ainult oma suhte, vaid ka üldiselt elu ja valikute peale. Midagi nihkus minust paigast, heas mõttes. Mis edasi sai? Rääkisime mehega pikalt, ausalt. Esimest korda üle tüki aja tundsin, et olen kuuldud ja otsustasime, et proovida paari teraapiat. Ja nüüd me seal oleme. Käinud mõned korrad teraapias ja pead tunnistama, et midagi muutus minus. Hakkasin paremini aru saama mitte ainult temast, vaid ka endast. Mõned asjad, mida varem automaatselt pahaks panin, olid tegelikult hoopis teise põhjusega seotud. Aga nüüd see osa, mis keerab loo pahupidi. Mõni päev tagasi tegi mu mees mulle abielu ettepaneku. Ma ei oska öelda, kas see tuli südamest või pigem hirmust, et äkki ma lähen ära. Sest peaaegu samal ajal avastasin ma tema telefonist vestlused teise naisega. Jah, selgus, et tal on või vähemalt oli armuke. Kirjutate asju, mida üks pühendunud partner ilmselt ei kirjutaks. Samas nendes vestlustes oli ka näha, et kohe kui meie otsustasime teraapiasse minna, tahtis ta nende omavahelise suhtluse katkestada ja selle inimese oma elust eemaldada. Kuidas seda kõike mõista? Ma ei tea. Tean ainult seda, et mul on ka endal crushidelt teiste vastu, aga need on lahtunud. Ma andsin võimaluse temale, meile, aga nüüd tunnen, et minu usaldus sai kõva põntsu. Ma ei oska veel öelda, mis edasi saab. Aga elu ei lähe vist kunagi päris sirgelt. Küsimus teile mõlemale. Mida te arvate?
kuidas teie sellises olukorras edasi toimiksite? Tänan südamest, et olemas olete. Teie saade on nagu hea sõbranna kõrva ääres, kui öösel maailm liiga valjuks kisub. Teie fänn. Ma ütlen, et paljudel on see, et no mina ei mõtle selle peale, me loeme ette ja meil on chill, aga paljud ütlevad, et kui nad on kirjutanud, et kui te ette lugesid, et ma olin nagu mingi kodus käsi värises või üks ütles ka, et me saadame, et me et sa said auhinna ja siis ta ütles ka, et saatsime varem ette ära ja siis ta ütles, et ta julgenud seda episoodi 2 päeva ennem nagu 2 päeva ootas enne, kui ta julges ta lõpuks vaadata, sest ta kartis, et mis me ütleme, et võib-olla siis, kui sa ei taha seda vastust, sest sa juba tead, mis see vastus on, kes sa ei taha kuulda seda. Täpselt, aga ei, ma kujutan ette, et see on mingi, oh my god, minu kiri loeti ja mis nad arvavad. Aga ma ütlen seda, et plot twist, vaat see on plot twist ja ma ütlen, et tundub et see abielu ettepanek on tulnud sellest, et ta kardab, et sa lähed ära. Tead, ma lugesin obviously Märtenile ka selle kirja ette ja meie arutasime, et siin ei ole tegelikult öeldud, kas see abielu ettepanek tuli enne või pärast seda kirja avastamist. Siin ei ole seda välja toodud. Avastasin teise naisega. Sest peaaegu samal ajal avastasin ma vestlused teise naisega. Nii et siin on nüüd variant, kas ta näiteks mees palus kätt ära ja siis avastas või et avastas ja siis mees palus kätt. Sest et kui, mina arvan, et on nii, kui mees palus enne kätt ja siis ma avastaksin ja ta ütleb ise, et seal tegelikult oli näha, et kohe, kui nad läksid teraapiasse, mees lõpetas need suhtlused selle naisega. Ta tahtis nende suhtluse katkestada. Ta tahtis, ta ei olnud, et ta lõpetas. Ta ütles, et ta nägi, et ta oli vist, kui nad hakkasid, ta tahtis, et nagu lõpetada, aga ta ei teinud see, ta vist ei teinud see fully, sest et ta ei öelnud, et nad lõpetasid suhtlus ära sellest hetkest, kui me teraapias käis. Ta tahtis, ta kirjutas, võib-olla hakkas nagu kadus veits ära. Ma ütlen, et kui sa juba leidsid sealt midagi, ma lihtsalt räägin, mind on elus, see ei tõsta mu aktsiaid, aga mind on nii palju petetud ja if he does it once, ta teeb seda veel ja ta nagu lihtsalt on, et nagu see, kui sa andestad, sa teab, et saab andeks, ta lihtsalt on see, et ta teeb seda edasi, ta teeb seda võib-olla kohe, ta teeb seda aasta pärast, ta teeb 2 pärast, et siis sa nagu lükkad seda nagu edasi kõike. Jah, no võt, mina lugesin seda kirja nagu niimoodi, et ta lõpetas ära ja siis ma ütleksin küll, et tõesti võib-olla, et naine ise ka kirjeldas, et talle tundub, et midagi on off ja bla, on ju. Et võib-olla tõesti te mõlemad tundsite, et suhe pole päris õige koha peal, aga samas, kui ma meenutan, mida see naine esimeses kirjas kirjutas, et see mees nagu üldse ei pööranud talle basically nagu ja samal ajal kirjutas kelle teisega. Samal ajal kirjutad mingi kellegi teisega ja nüüd tuled kätt paluma. Ma ütlen ka, et sa lihtsalt nagu vaata, ma ütlen ausalt, et ma ei taha öelda, et minge lahku, et siis sa pärast lähed lahku ja võib-olla. Ja tal on lapsed või laps ka. Ja lapsed ja asjad, aga lihtsalt ongi nagu see, et kui ta niimoodi käitus, siis pigem see ei lõppe niimoodi, et tahate nüüd abiellute, elu on ilus ja et nagu. Samas nad läksid baariteraapiasse, nad on ainult 2 korda seal käinud, et minu soovitus on käige edasi seal, käige nagu see mingi 1 kuur ära või? Tehke see kuur lõpuni. Aga ärge ära seda abielu nüüd küll. Et tehke seda teraapiat ja vaata edasi, aga see abielu küll lükka nagu. Ma arvan ka, et ütle talle ka, et enne käime seal teraapias ära ja mõtleme välja, mida me nagu päriselt tahame või mis siin on nagu võimalik koos välja mõelda, et see selles suhtes, eks see abielu mingi ei ja ütlemine, et kihlumine on suht savi selles suhtes, et sa võid kihluda ja mitte abielu. Jah, sest ma mõtlen nagu seda, et nagu kui ta juba ennem oli selline luuser, siis nad võib-olla korra, kui sa tundad, et sa kaod ära. Ja võtavad kokku ennast. Ja täpselt see, et kui ta näeb, et okei, she's back, et nagu siin ei ole enam seda, et okei, meil suheng, ta läheb täpselt samal lisaks tagasi ja täpselt, et see on korra, sest et ma mäletan, kui mul oli mingid eksid, kes jäid petmisega vahele, vahepeal oli isegi tore, sest nad olid korraks mingi nädal aega, best boyfriends ever. Nagu kus on tüümekad, kõik oli elu oli ilus. Aga siis ma andsin andeks, siis natuke läks mööda, nad olid täpselt samasugused nagu enne. Ma praegu mõtlen selle naise esimese kirja peale, et võtta tõi seal välja, et mees kuskile restosse ei vii, teedile ei vii, et 1 kord aastas maksan ja naise surumisel ja toob kogu aeg vabanduseks, mul ei ole raha. Aga kus sul nüüd abiellumiseks raha said? Kui sa isegi 1 korra aastas restorani viia raske. Pulmad on väga kallid. Jah,
et ma saan aru, et teraapias on väga tore käia, väga tore on enda kohta midagi mõista ja väga tore ongi aru saada teisest. Aga see ei tähenda, et sa kellestki aru saada, ei tähenda, et sa pead sellega leppima või et see täpselt, nagu et see pigem jah, käige seal teraapias, et saate suhted heaks, sest et teil on lapsed, et te saaksite näiteks, see teraapia võib ka olla see, et kuidas te hakkate neid lapsi pärast tagama ja kuidas te oma elu eraldi elate, see võib ka väga hea teraapia olla, aga jah, see ei tähenda nüüd see, et te käite teraapias, et te peate koos olema. Jah. Jep. Nii et anna meile kunagi veel siis update, mida sa tegid. Jah, nii. Punane ja roheline lipp. Hei Mallu ja Kristina. Olen teile juba varasemalt kirjutanud, aga täna panen kirjaloo teisel teemal. Päevad. Üritan nii lühidalt kui võimalik. Enda kohta. Päevad käivad üldiselt nagu kellavärk. Algavad siis, kui peaks ja lõpevad samuti, kui peaks. Küll aga on paaril korral juhtunud seda, et need algavad keset tööd, magades ja päev 2 varem, kui kalendri järgi peaks. Kasutan telefonis Flow rakendust. See on minu jaoks kõige ehmatavam. Miks? Siit jõuame loo esimese lipuni, punase lipuni. Ööbisin poissõbra juures. Vajusin filmi vaadates magama ja kui öösel üles ärkasin, tundsin, et kuidagi imelik on. Seal allpool. Viskasin teki pealt ja hämaras nägin tumedat laiku enda pükstel. Veri. Korra ehmusin, aga mõtlesin, et fine, äratan kõrval magava mehikes üles, et tema minu kohale magama ei keeraks ega enda ära ei määriks. Verd polnud ilmselgelt palju, aga milline armas kaaslane, on ju. Ning siis teen enda kui voodi korda. Küll aga järgnenud see nii, nagu ma oma vaimus silmas ette kujutasin. Äratasin partneri ja kui teadsin, et olukord on selline, sain ma kaela sellise raha, et olen rõve. Tema küll seda koristada aita ja ühelgi normaalsel naisel nii ei juhtu. Vend võttis oma asjad ning jätkas oma mõnusat tund teise toa diivanil. Tundsin piinlikkust, ma nutsin ja koristasin. Ma kirusin seda, et naisel need igakuised külalised käivad. Ma kirusin ennast, kuidas see selline asi juhtus. Koristasin ära ja heitsin magama tagasi. Hommikul ja järgnevad pool aastat olime õnnelik paar edasi. Sellest, milline see partner Veer oli, olen varasemalt kirjutanud, mida te ilmselt lugenud ei ole. Nüüd aga räägime parem kiiresti sellest rohelistest lipukestest. Igatahes kordus sama. Päevad, mis pidi algama päev hiljem, otsustasid keset tööd ennast ilmutada. Küll ei maganud ma riided seljas, seega oli voodi tavapärasemalt veidi rohkem määrdanud. Minu sees valdas paanika, tundsin hirmu, mis nüüd saab. Üritasin vaikselt kaasast mitte äratades olukorda likvideerima hakata, aga sammerdamise peale ta siis kärkas. Palusin samuti mitte minu kohale magama keerata ning selgitasin olukorda. Selle peale tõusis mees püsti, pani hommikumante selga, küsis, kuidas mul on, kas ma vajan abi ja ütles, et ta aitab voodi korda teha samal ajal, kui mina vannitoas endaga tegelen. Ma oleks võinud seal samas vist verest tühjaks tilkuda. Ma istusin ja mõtlesin, et päriselt ka või. Mu silmad täitusid veega ja ainuke, mis mu suust oli aitäh kallis. Seejärel läksin vanni tuppa. Hiljem puhas mina voodi korras sätsime tagasi magama ja näes, et olen olukorrast endiselt pisut jahmunud, haarastab end kaisu, ütles, et ei ole midagi, ikka juhtub. Hommikul ärgates paines mul siiski peas mõte, et äkki see oli mingi näitemäng, äkki ta siiski olukorrast häiritud ja äkki ma pole tema silmis enam nii ilus ja hea. Nope. Seekord ma eksisin. Ta tõesti iga päev, et on best man ever. Mainin ka ära, et mu päevad on valu ebamugavust tunde poolest tihti pigem hardcore ja võib juhtuda, et 1-2 päeva leban nagu voodihaige, sest ma olen nii paha ja valus. Tema lihtsalt vajadusel toob süüa, toob valuvaigistit, hoiab mind kaisus, seega naised ükskõik, milline see punane lipuke ei oleks run, teed on kuskil ootamas best man ever, päriselt ka. Loodan, et Mallu selle best man ever juba leidnud, aga Kristina, sinul tuleb lihtsalt enda oma üles otsida. Lisan ka siia, et sellist olukorda tihti ette ei tule 10 aasta jooksul. Meil on päevad olnud, on öised üllatusi täpselt 3 korda. Öilselt käib nagu kellavärk. Love you, Liina Sepp. Liina Pott. Ma ei tea, see on veits segane kiri ka. Ma saan nagu selles suhtes aru, et ühesõnaga ta sai mingi lifelong drama sellest, et mingisugune mees ütles talle, et you gross, sul tulid päevad voodisse. Ei, ma arvan, et see on uus mees. Aga ma mõtlengi, et vaata, see tundub nii lamp asi ja kujutad, et teisel on terve elu mingi siuke paranoia, et kordab täiega. Okei, jah, nüüd ma saan aru. Et ei no muidugi ja tegelikult õige mees ongi nagu, no võib-olla ongi see, et see on jälle nagu ema tegemata töö, võib-olla, et naistel on selline asi. Ma ei tea, mina isiklikult arvan, et see esimene mees oli gei. Kui sa ei taha endale naist,
kellel paratamatult juhtuvad siuksed asjad, siis sorry, you like to gobble dick. Ja see ei ole häbi asi, gobble go away nagu selles suhtes. Gobble away! Aga mis siis naisi selles käid mõttes teha, et mõnitamas? et nagu naistel on päevad ja nagu need lapsi tahad on ju, aga päevad ei meeldi. Keegi ei viritse ju meelega voodisse selles suhtes, et it's an accidento ju. Et tõesti, kui see on juhtunud nagu mingi korra või nagu ma ei tea, minu arust ongi loogiline, et mees on nagu, kui sul juhtub see, ennast on mingi, ma ei tea, mina pese ennast puhtaks ja mingi mina tee mõnus vann endale, ma teen selle voodi korda nagu chill, mitte see, et nagu mingi You gross, ma küll ei aita. Ja. Tõesti hea, et sa sellest mehest lahti said, ma ei usu, et ta tõesti nagu üleni väga normaalne mees olla sai. Nii et good riddance. Nii, aga meil on siuke küsimus, et kuidas suhtest lahkuda? Tere, Malju ja Kristina. Teete väga ägedat asja ja olen teile siiralt tänulik. Aga nüüd asja juurde. Nimelt olen kaaslasega suhtes olnud 4,5 aastat ning mind vaevab suur mure. Ma ei oska kuidagi sellest suhtest lahkuda. Olen selle tundega vaevanud juba umbes aasta. Mees on tegelikult üldpildis väga hooliv ja minusse kiindunud, aga mina otsin väljapääsu. Olen kaaslasele isegi pakkunud avatud suhte varianti, sest ma nii desperate. Kuid tema ütleb, et ei suuda kedagi teist sedasi vaadata. Mõtlen igapäevaselt, et okei, nüüd ma võtan selle vestluse ette, aga kui see moment kätte jõuab, ei suuda ma seda teha. Kaaslane ise ka kahlustab, et mul on keegi teine ja et ma ei armasta teda. Kuid kui ta mulle seda ette heidab, siis oleks ma nagu kaikaga pähe saanud ja vastan, ei, see pole nii, ma armastan sind. I would never do it. Miks ma seda endale teen? Olen väga palju hakanud väljas käima ja klubis ikka leian alati mõne nägusa kuti, kellega pisut suudlusi jagada, kuid mitte kellegagi ei ole mul olnud sellist liblikate feelingut. Ma lihtsalt kardan, et ma ei suuda siit suhtest enne edasi liikuda, kuni ma päriselt leian endale kellegi, kes mulle nii hullu pööre hakkab meeldima. Kahjuks on mu kaaslane ka väga kodune. Tal pole eriti sõpru, passib enamuse ajast kodus, väljas ei käima temaga juba ammu, sest ma absoluutselt ei seedi teda, kui ta on alkoholi tarvitanud. Kahjuks ei mõista ma ka seda, et kui mees näeb, et see suhe ei liigu mitte kuhugile, miks ta ise ära ei lähe? Nagu mul oleks nii suva, kui ta mind petaks. Ma olen enda mõtetes nii mujal, et see tekitaks mus isegi kurbust. Ühesõnaga, kuidas ma lähen? Kas peaksin ottama suuremat tüli, et öelda siis tšau paka või peaksin ennast siiski kokku võtma ja ausalt südamelt ära rääkima? Ütle, et meil ei ole mõtet seda surnud hobust peksta, lähme laiali. Ma mõtlen ka, et kui sa juba nii kindel oled, et sa tunned seda aasta aega, käid juba klubides mingi tatti panemas, et nagu ma saan aru, et sa ütled, mul oleks pohhui, kui see mees ka petaks. Kui sul täst nii pohhui on, let him go. Jaa, rääs, mis hoiatada ja, et selles suhtes sa ei tee talle mingi teenet ju sellega, et sa oled sina raiskad tegelikult tema aega ju ka. Et sina ootad, et kuna sina leiad endale armastused, siis saadad äkki tema tutvuks oma elu armastusega homme juba. Jah, aga sina hoiatada mingi, et äkki mina pole veel leidnud, et tema siis ka ei tohi, et siis olla mul seal kodus nii kaua, kuni mina kellegi leian parema, et ära nüüd ole nii isekas ja let him go ja saadada heale. Ta sinna, et saadada nüüd oma viimsele teele, aga saan aru, et siis ta on nagu surnud vaata. Et nagu saadada nüüd nagu minema. Elu 24 teeb uudise. Kristina soovib, et tema lugejate mehed saaksid surma. Sponsorid, mida te arvate sellest? Ärge, rääkides see, et üks siis see influencer, tema nime ma ei taha isegi suhu võtta. See oli mingi üleskutse. Ärge tehke nendega, et kõik, kes sponsoreerivad neid inimesi, mina ei tee nendega koostööd. Muidu keegi tahagi sinuga koostööd teha. Ja teie ärge ka ostke nende asju. Paar storit edasi, see lihtsalt subscriberitel mul saadeti screen. Oh my god, lemmik on Magda Beauty'st see feist. Sa ütled, et ärge tehke nendega koostööd ja ärge sponsige ja sa teed 3 storit edasi. 3, et see on isegi Kalla nagu põls. Nagu, halloo. Issa ma unustasin tema üldse ära. Temaga oli ka. Eest mõnitasid ma põhiharidusega. See oli veel omaette. Ma olingi mingi et aga ma olen põhiharidusega ikka kaugemale jõudnud, kui sina oma 2 kõrgharidusega. Tal ei ole mitte ainult 2 kõrgharidust, vaid tal on ka igimatt ja mingi tupelõhna paremaks teevad vitamiinid. Lemmik on see, et ta nagu kutsub meid nüüd haisukottideks. Aga ma ei tea, meie küll ei promo, et kuidas haisust lahti saada. Ja lemmik on see, et ja siis nii naleks, et ütlesid, ja haisukotid ja siis järgmine päev vaata, mul tuli kiri, et ega mingi su kodu läheb nii hästi, et sa oled nii hästi, et mis see oli. Ja siis mul on veel paar kirja tulnud, et kuule, mul tütar umbes käis ostis su boksist, mul on seal Pandora laekas on riided, on ju.
ostis ka ja siis me istusime diivanil, nuusutasime su riided, et see on nii creepy, aga ma saan lõhnas nii hästi, siis ma mingi, kuule, mis te nagu, et nagu ja siis keegi kirjutas ka, et oota, aga sa pidid ju haisukott olema, miks siis kõik ütlevad, et sa lõhnad hästi. No vaata, sul on põhiharidus ja lõhnad hästi ja tal on 2 kõrgharidust ja argivaja niimoodi haiseb, et peab kogu aeg juttu tegema. Väidetavalt. Tähendab, ma ei tea, ma ei ole nuusutanud, aga ma viin lihtsalt selles suhtes otsad kokku. Ei, ta ütles, et ta kogemusest räägib. Jah, ta ütles, et ma õpetan teile, kuidas mitte haiseda, räägin omast kogemusest. Ja minu meelest eelmine aasta või millal see kunagi oli veel mingi draama, siis ta ju ka promos mingid vitamiinid, mis teevad mingi tussu lõhnaaliseks. Et nagu kui hullult see sul haiseb või vett ja seepi ikka peale paned või ma ei tea, ainult igimatis no vaata, tõmbad igiseks ära ja siis igimatis ja siis tuulutad ringi ja siis mõtled, aga miks ta siis nii solvunud oli, kui talle öeldi sõna persevaheigi? Kui sul tutt haiseb, ega see perse kaugel sealt ei ole, kui üks higistab teine ja higi on higi. Ja... Aga siis meie oleme haisukotid. Aga meie oleme haisukotid. Seepärast ma saan, et meie oleme haisukotid, aga see oli hüäänid, täpselt samamoodi. Keegi kirjutas talle kommentaarides, et ta nagu hüään võtab selle terrase kallal ja siis ta kutsub meid hüäänideks. Nüüd ta ise räägib, et tal tuss haiseb, aga meie oleme haisukotid. Et nagu make it make sense. Ma ei saa aru seepärast. Aga miks ta meid Britnideks ei kutsu? Aga võib-olla hakkab. Ma käin kiilaks siis. Täiesti, ei no ma ei tea, no selles suhtes, et ma nagu, ma ei tea, ma ei ütle ka, et me oleme siin mingi kuradi, ma ei tea, mingid lilleneiud, et meie ei ütle kellegi kohta midagi ja me oleme nii toredad ja head, aga nagu siis sama tšikk on umbes, et nad on mulle nii palju haiget teinud, et nad on niimoodi kiusanud mind, siis ma olen mingi, et sa pakkusid inimeste raha, et mind canceldada. Keegi ei võtnud vastu. Mu lemmik oli ju see, et vaata, ta ju oli hüsteerias, et ma julgesin pakkuda 2 inimesele, et teeme blogi, vaata. Mis ta ise tegi, kirjutas ju sinu mingi endisele sõbrannale. Tule mulle blogisse, teeme blogipostituse 50-50. Ja, siis ta ütles, ma ei taha. Otsusta ära nagu, et kas see on nagu cringe või see ei ole cringe, et nagu selles suhtes, et you do you, sa loomulikult võid pakkuda kellele, mida tahad, on ju. Aga sa teed sama asja. Et sa teed ju ise sama asja, et milles oota, see screen, mis ta saatis, oligi, et ta oli pakkunud seal kellegi. Ja sellele. Lol. Ma arvan, et tal ei ole mõtet blogisse minna, sest et she acted wrong ja ma rääkisin ainult nagu veerand sellest loost, et kui ma oleks päriselt sinna, mis tegelikult juhtus. Ma rääkisin lihtsalt üldiselt, mis ta on nagu nõmme asju, aga tegelikult seal oli väga palju asju veel, et nagu kui me hakkame siin blogisi tegema, siis I will win. Nagu see, et ma räägingi, et... Pealegist vaata, sina saad oma blogi minu blogisse teha ja mul on natuke rohkem neid jälgijaid. Ja ma mõtlen ka seda, et näiteks mul on põhimõtteliselt võib-olla ongi 3 inimest on aastate jooksul, kellega ma nüüd ei suhtlengi, siis see tüdruk, kellest ma rääkisin blogis, kes mu auto ära andis, on ju. Aga samas ma räägin ka, ma ei vihka teda, mul on nii kurb, et me nagu, et mul on nagu nii kurb, et ta see, kuidas ta käitus, sest et vaata, ta kirjutas ka, et umbes, kui sa üle saad, et siis oleme sõbrad edasi. Ja ma nagu teast, nagu ikka ma igatsen ta, sest meil oli fun koos ja ta ei olnud halb inimene. Aga lihtsalt mul on see, et ma ei saa lasta enda inimesi ellu, kes nii nahaalselt nagu käituvad nagu minu asjadega ja minu koduga ja siis valetavad mulle nagu, et nagu kas sa annad ma asjad ära, okei, aga see, et sa valetsid mulle näkku ja ma pidin nagu küla pealt teada saama, et sa valetsid mulle ja siis mingi ma julgenud öelda, et mul ongi see, et ma annan nii palju asju andeks, aga kurat seda valetamist ma ei suuda enam, sest et mul oli selle blondiga nii palju, et ma ikka andestasin ja lõpuks see maksis mulle nii palju kätte, et nüüd mul ongi see, et kui sa valetad mulle, siis ma sellest ei lähe edasi. Aga nüüd su sõbrad on ainult lapsepeksjad ja see sulle meeldib. Juhtmega lapsepeksjad. Küll me ka varsti tüüli lähme, siis saab blogida. Ja siis mõtle, kui rikkaks sa saaks, kui me tüli läheks, mõtle, et blogi postiks. Esiteks ma jääks vaeseks, sest me ei saaks podcasti enam teha. Ja, aga sa saaksid ühekordse suure summa, sa teed, et Kristina tegelik pole. Aga kõik teavad su tegelikku pole. Mida mul oleks kirjutada su kohta? Kristinale meeldis minuga ükskord 4 dinnerit süüa. Värdjas. Kuradi hugib. Nagu, ma reaalselt, ma ei oskaks mitte, mida ma ütleksin su kohta, mida me ei ole siin podcastis juba. Seda küll, ja me oleme kõik õlle rääkinud. Nagu... Isegi see, et ma mingi nagu hüsteerik olen, seda teavad ka kõik vaata. Yeah. Ja see, ja ma mõtlengi, et nagu selles mõttes, et nagu ma ei tea, et ma mõtlesin ka, et umbes, et tule kirjuta, Kristi, tule kirjuta, et mis siis juhtus, vaata, või tule kirjuta. Ma mingi, et tal ei ole ju midagi kirjutada, millest ma ei ole ise mitte kunagi. Ma räägin kõik asja. Aga Brigitte ainuke trump, seda nimeka välja sain. Ainuke trump oli see, et ta on põhiharidusega. Nagu, et jah, ma ei ole seda kuulutanud,
et ma ei ole seda nagu, ma ei ole valetanud, kui keegi on küsinud, ma ei ole näha. See ei ole mingi, mul on doktorikraad. Ja, et keegi kirjutas ka, et Brigitte, et ma ei ole põhiharidusega, et mul on lõpetamata keskharidus, nii et mul on ju pool keskharidus tehtud. Et selles suhtes, et see oli ainult viimane trump, mis ta sai nüüd mu kohta, et teil põhiharidus on põhiharidusega, aga kõige aegam see, et ja Brigitte ikka nagu käib ja jaurab, aga ma ei ole pooli asju edasi veel, nagu ma ei ole poole ja ta nagu kõik on mingid, palun Kristina, go for it, et nagu miks sa pead see high road'i võtma, et nagu lihtsalt mine ka sama madala. Sina ei pea temaga kohtusse minema, las ma käin siis ise ja vaatan, mis saab. Et... Aga nagu Brigitte, selles mõttes, et tegelikult ma ütlen ka, et mul on ka mingi mõõt, et selles mõttes, et ma olen väga chill olnud, aga kui nagu, ja ka mul on alati see, et kui mu mõõt täis saab, et kui mõtled, kui minul on nagu see sitt ventikas, see lendab Brigitte, ta arvate, et Brigitte on saiker. Ta arvate, et need on hullud, kui minul päris, et ei, nagu... sa ei jõua nii kaugele, kallis. Ei, no... Ei, no... ei, nagu selles mõttes, et ma mõtlen, kui ma rääkima hakkan, te olete šokk, sest et my hair is full of secrets ja seepärast ma ei saagi, kuidas, seepärast ma mõtlengi, et kas ta unustab ära, et nagu, et ma olen vait olnud, et nagu ma võin ka rääkima hakata, aga ma lihtsalt praegu olen olnud vait. Ma võin ka agressiivseks. Ma võin ka, jah, kui te tahate, ma võin ka agressiivseks muuta. Ja see ei ole ilu, vaat siis on inetud, arvate, et Brigitte story'd on inetud, vaat siis läheb inetuks, nii et Brigitte, pipe it down. Jumal temaga ka selles suhtes, et ega mis ta meid huvitab üldse? Tegelikult üldse mitte. Joo seal paalil smuutit ja kuradi pese tussi ja lõigu edasi, et nagu selles mõttes jätta rahule. Nagu pese tussi, joo smuutit ja ole igimatis. Ja tee subscriberitele story't, mis gnustikut valida ja... Täpselt, et nagu meie oma elu ja sina oma elu, et ongi tegelikult paljud ei saa aru, et ta üle nädala ikkagi kogu aeg viskab mingi väikseid tiige minu suunas. Tead miks? Sellepärast, et siis ta paneb pärast subscriberites, räägin lähemalt ja vennal subscriberite need nimekirjana langeb. Tal oli vahepeal minu meelest mingi juba üle peaaegu 500 ja nüüd oli mingi alla 400. Ja ei, nagu see ongi, et nagu paljud ei saa aru, mina ju, mulle saadetakse edasi, et kuidas ta mingi näe vaata jälle väike tiig sinu kohta kogu aeg. Mulle saadetakse ka, aga ma vahepeal on nõrgad hetk, et siis ma nagu annan alla. Ma üritan, mul on ka vahepeal see, et ma olen juba telefon, ma mingi let's, siis ma mingi tean, fuck her, fuck it, las it is what it is. Tal on niigi kurb elu. Tegelikult on küll, jah. Nii, et las ta olla. Aga nii, ühesõnaga, selle kirja kohta ka, et nagu ma räägin, et nagu mul on hea meel, et sa leidsid endale mehe, kes hoiab sind ja mul on ka vaata, mul on ikkagi standardid on ikkagi nii kõrged, selles mõttes on tõusnud, et ma tahan, ongi see, et tahan, et mees, et oleks mingi normaalne, ja ongi, et kui mingi päevad on, et siis ta ei oleks mingi mis see on. Muidugi, see tundub nii bare minimum ka, et enamus normaalsed mehed vist. Täpselt ja et nagu, aga põhiteema, mis ma sain, ma tahan, et ikkagi, et sa võid võib-olla armas ja nunnu ja mingi, aga ma tahan, et tal oleks iseloomu. Et ma olen ise, ma tunnen, ma olen nii fun person, et nagu ma võin olla fun meie mõlema eest, aga ma ei viitsi, ma tahan, et saaks minu nagu energiaga, et sa tuled ja siis sul on nagu see, et sa oled nagu seltskonna inimest, ma olen täiega selline ja ma olen nagu viimastest nagu see, nagu mõned suhted, mis mul on olnud või nagu, need ei ole suhted, mõned nagu tüübid, kellega ma siin suhelda värki, et nad on nagu väga armsad, aga nagu I bring all the kuradi vibes. Bajazz. All the bajazz. Et ma nagu, let's meet halfway, let's oleme mõlemad nagu, let's bring the vibes together, vaata, et seda ma otsingi viimasel ajal. Ja pikkust. Pikkus ja vibes. Pikkus ja vibes, et sa leiad need üles ja siis saad nad pulmu tuua, aga jagame auhinnad ära. Ja ma saadan kohe edasi. Tellisin Mäkki meile. Ma ei ole täna mitte midagi söönud. Mul on kõht nii tüü, ma sõin ühe lihapalli. Aga see Marleen tõi mulle kohvi ja nüüd ma mõtlesin, et ma lähen võtan mingi salati pärast vaata. Mis silmad vajavad juba loo ja oleks pidanud ka kohvi aga nüüd ma siis... Kas siin on kohvi või? Noh. Kuule, meil on siin siuke teenindus. Nii, aga kellele me anname siis auhinda? Nii. No anname selle viimasele kirjale punane roheline lipp, mis me annaksime talle? Anname talle Amareni. Tavai. Võtta salajutud. Nii. Amaren. Siis see jätkukiri 2024 aasta septembri kirjale. Ma talle annaks hea meelega Hindreku talu selle. Saab uue mehega minna kuskile. Väikse boat tripil äkki või? Jah. Info. Ei oota. Salajutud. Mul on see nii salajutud, et Kristina ja see läks Hindreku. Ja. Nii olemas. Kuidas suhtest lahkuda? Anname talle peninuki. Mõtle selle peale. Jah.
Peninuki. Nii. Ja mis meil on? Makta. Anname ulaka sellele jätkukiri. Ongi. Lihtsalt jätkukiri. Ütles, et peabki öökapi varusid täiendama. No võt. Jätkukiri oli lihtsalt. Ja. Ja siis Makta anname What would Malju and Kristina do? See on Makta siis. No siin leidsin. Kõik või? Indrek andsime ka ära. Okei. Ja ma ütlen, vaata, ma ei tea, kas seekord said kõik kirjad, et keegi kirjutas, kelle kirja me ette lugesime. Ütles, et umbes, et miks mina ei saanud auhinda, sest tegelikult meil on nagu, me ei ole nagu kõikidele kirjadele, mis me ette loeme, vaid meil ongi nii palju, kui meil on sponsorid ja nii palju, kui on auhindu, et siis me nagu jagame suvaliselt, et ta tundis, et nagu, kas ta ei ole nagu, et see ei ole üldse see on suhteliselt suvalt jagamine. Täiesti suvaliselt, et kuidas meil meeles on, et nagu te näete, et see ei ole umbes see, et kivisse rajutud ja midagi. Aga aitäh, et kirjutate ja näeme juba järgmisel nädalal. Ärge kohtusse andke.